Tervitus teitele. Ma olesi vaatanud, et jälle ilmaennustus hakkab tasakesti töösti õigeks minema. Ta ju lubas nädal lõpus külmemad ilme ja lörtsi ka ning kui medelsi jumalgid juba kolmapäeva korra rahed andis, mis ta siis veel Ida-Virumaal tehi võttes. Nähi aga peale vihma, lörtsi ning tormituule ja mõne sojapügala ei lubagid midad ning joose siis seda tähendabki, et sügis okei. Aga ma arva siiski, et jälle oktoobri teises pooles, valimiste järgi ja novembri alguses on ilmad kinad ning kuivad, nõnda aidava õues pingi peal istuda ja mõtelda ja mis see ilmaelu on. Mu juures on see asi, et ma mõtle nende asjade peale kogu aeg ja kui ma sellest valjusti ka rääkima hakka, siis pestab vanamoor kohe, et mu jutust on sama palju kasu kui pollale pasunast. Ei, ma olen nõus, et ma saan paljudest asjadest aru, aga ma olen jälle sedamoodi kokku pantud, et siis ma hakkan mõtlema ja küsima ning ühe korra peab ju asi klaariks puhum ka. Vaada, ma ei saa sennest aru, kui nüüd läks kisaks enne Vasengini viisa tagasandmise pärast. Tehtakse suuri umbusaldusi, mis sa ette teed, et ne ju läbi ei lähe. See on täpselt sama, kut ma ole kemmerguse ei käinud, pööra siis ukse peal äkist ringi ning lähen istun poti peal tagasi. Sest tegu on juba tehet. Kas see on õige või vale, see on senne kõrvalt ise asi. Kui et ma siis jäägid senne punnidama teedmese juures, et sealt ei tule niigut niimete midad. Mu meelest võiks aega vähe paramini kuluta, sest suurde riigimeeste tund on ju enam-vähem sama kallis kut mu päev. Ja nüüd on selge ka, mis asja pärast pints ei tõuse. Ja ma olen seda tähele pand ka Johaniga arutanud, et muidu kõik riigimehed ja poliitikud, kui nad sooga kohtumus käivad, täitsa mehed ja mõistlikud mehed. Aga nenda, kui keskid erakond hakkab meele tuledama, nenda on nendel silm kohe valge pääs, just kui teine inimene oleks metsagusesse pugenud. Aga muidu ta hea inimene, nagu Smuuli Johan kerjudes. Kas siis, et sa kuskis pool nimekirjas oled, mõjud tõesti nõnda palju, et sa ei saagi täna ise olla sa ise? Medelsi Hiiumaal oli ka aastaid tagasi üks sõsun mees, kes pidas ennast kangesti usumiheks. Ja teised pidas ta ka muidugi. Aga nii, kui see usumees Heltermaal praami peale sai ja Rohuküla sadamas jalad maha, nenda olid kohe litsik ja löötsapillid. Jah, kas talle möidus neid mandriähk sedamoodi või pidi ta oma usk ikkagi jumala sulaseks olemise koha pealt kõikuma? Vaat ei oska ütelda. Andku vanajumal talle muidu e-tingamist, kuigi ma ei tea, mis sasustega seal riikis peale hakatakse. Äkis tõuvas arvilise juures hoopis tuld tegemas. Ega ei peegit Medekülast kaugemel menema. Ma võtta kas või oma vanamuri. Kui ma vaatan, mismoodi ta mannipoodi juures muttidele erakondas, see muttide erakond, ma nimetan niimoodi, kuidas moodi ta seal plära aeb, siis ta nenda röömus, et hakkad juba mõtlema, et kas see ikka oma vanamor või hoopis ta õde, kuigi tal õde ei ole. Nii kui ma silmapiiril ilmu, pantakse kohe teine programm peale ning muule tehtaks mõne minuudi jooksul selleks, et ma pidi isegi lollide meistrivõistlustel teiseks jääma, sest ma pidi nii loll olema. Ja abi ei ole ka mool kuskilt küsida, sest mool ju mingisugust parteid selja taga ei ole. Ma pole isegi oktoobri-laps olnud, aga see oli see aeg, kus pool jälle sool oli tindipot pingi peal ning jälle senne siis kassid oma sule sesse. Ja kui sa öeldaks sedamoodi, et töömehel on keed rakkus, siis meitel olid sõrmed kogu aeg tindik koos. Hiljem tohtus juba täide sulepe vetta. Aga nenda palju, kui ma mäleda, olid need ka parajad junnid. Millel tindi sesse vidamise jauks nagu pipett oli, nendel polnud väga vigagad. Hoidsid tindi omal sees küll. Aga millega sa jälle tindi justkut sesse keerast, need laksid kogu aeg läbi, nendad sõrmed olid ikkagi tindi kogu aeg sinist. Ja siis tulid esimest pastagad ju välja, aga sennega koolis kerjuda ei tohtinud, pidi keekirja rekkuma. Ja vaada, ma nüüd mõtle, et senne koha pealt oli pädetel õigus ka. Tänapäeva lapsed ei oskagi ju käsil midagi kerjuta. Keik käib arvudiklahvide peal või nagu ma ühe korra laiva peal nägi. Tal oli mingitsugune plastmassist pisin ploknoot näppude vahel ja sorkis naaskliga sinna aukust sesse. Oota, kus kohta ma oma jutuga jäi nüüd?
Sellest var parteist, jah, vot oktoobrilapseks ma pole käinud. See hakkas teisepidi jälle innede peale. Ehk siis sedasi, et õpetaja oskas sulle ikka kehvem enda nuputa, kui sennele, kinnel lastesõbra ehk siis Lenini lapsepõlve pilt rindes ja plekist märgi peal oli. Nõnda, et pioneeriks ma läksin kohe esimese vardiga ning tunnistus läks ka tükimaad paramaks. Ja ma olen mõtlenud, et moo sugune ei aidagid kuskil pool sõukses nimekirjas olla, sest moolo ikka oma arvamine ja moolo loll komme see välja ka ütelda. Aga seda pantakse ju pahaks. Ja senne moodi kui oledki ise süüdi, kui sind on pahaks see tehet ja soo poole viltu vaatmakadakse. Aga ma juba rääkisin, et ma ütle ja küsi senne pärast, et ma ta teada saada, miks jäuks üks asi jo sedasi ja miks ta võimete teissuun olla. Ühe päeva ma vaatsin televiisorit, meitel oli see Eelion ka, kust igatsugust kanalit sees, ja seal näidas sipelgaid ning üteldi seda moodi, et ma ilmas on sipelgaid nii järmus hulk, et nee kaaluvad sama palju kui kõik ilma inimest maakera peal kokku. Saad sa nüüd aru? Ja teine asi, mis ma jälle televiisoris nägi, oli see, mismoodi seal Araabia maades elu käib ja mismoodi see kordu. Ja ma arvan, et sa ka teedsid, et seal ju raiutakse sennel inimesel käsi kohe maha, kes meid varastab. Aga ei ole. Sa pead vähemalt 3 korda midagi pehta panema ja see peab ikka midagi sõsust olema, et kas pangaröövimine või kuskil poole seesse murdmine. Ja seal toodi sõsun näide ka, et kui sa oma mobiiltelefoni kuskil pool lauanurga peale unustad ja keskid sinna oma tasku jääb, siis seda ei loetagi varastamiseks. Ning siis oli veel see jutt, sa tead ka, need naised, kes on abielu rikkunud, et need visatakse kohe kividega surnuks. Aga seal on sedasi, et sa pead 4 korda abielu rikkuma ja kõiki neid kordast peab 4 inimest tunnistama. Vaata, siis lubab seedus kivi põuse võtta. Ma arvan, et kui medel siia Eestis sõsun kord oleks olevat, siis poleks naisi enam suurt järele midagi jäänud. Vaat sõsust asjade peale ma mõtle ja enam jäult tuleb sedas välja, et see, mis kogus aeg arvadakse nõnda moodi, ei pruugigid nõnda moodi olla. Ja ole sa ka vahel vähe teist moodi. Olga Neng. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Jah, aga nüüd jälle muud jutt enam kuskis poolt ei kuule, kui ainult, et hinnad muudkud tõusevad ja hinnad muudkud tõusevad. Piimaga hakkas see peale, pakile tuli kohe 2 krooni juurde, aga nüüd ma vaatasin, et 1 krooni joonad jälle maha kraapin. Aga sennele, et hind piimal seda mood tõusnud, on nendel põhjendus ka leitud. Mede piima on enne aasta 7 korda rohkem eksporti läinud kui möödunud aasta. Aga siin ma aru ei saa, sest kui piima müümine Venemaal ja Leetu on enda mihesti kasvanud, Leetu isegi 32 korda rohkem kui eelmise aasta, kas siis enne arvelt ei saaks seda natust, mis me siia kodumaal joome, hinna poolest vähe jälle madalmal hoida? Ega ma ei peagi aru saama, sest ma ju piima ei joo mitte. Teine asi, mis kohe ka muidugi palundrat tegi, oli tatar. See oli poest igast poolt ühna nobesti kadunud. Nüüd rääkivad midagi kruubitangust ja mingitsugustest elvestest, et need lehtad kallimaks, leib läheb kallimaks. Ja senne moodiga, kui vilja hinda tõstetakse, läheb liha ju ka kallimaks. Ning kui elektrile ka midagi 7 sendi ringi otse pantakse, vaata siis ju korra pealt kõik asjad kallimad ja need veelgid kallimad, mis peret juba kallid on. Siin rääkis televiisoris üks asjamees ja üks kaubanduse ärimees kirjutas, et enda peebki tõstma, muidu me te ettevõtted surevad välja. Senne koos siis selgeks tehed, et hinnad tõusevad nõnda palju kui turg luba. Ehk teiste sõnadega, kui soost ja moost hakkab sügisene tuul juba läbi puhuma, siis keerdaks hinna tõusmine ka kinni. Olga senne, kuidas on? Tead sa, ma mõtle seda, et ega see hinna tõstmine siiski väga vale ei ole. Ma katsusin Vanamorit ka seda teemat vähe arendada, kui jälle peenimas keelis ütelda. Pole ma sisse juhatusest kaugemale saanud, sest Vanamor lubas mu koos hinnaga uksest välja tõsta, kui ma sesust kapitalisti juttu kaema.
Ma püüdsin küll vähe selgita, et äga siis jälle keskid ettevõtja nenda tolgus ei ole, et küsib soo käest sõsust enda, et ta kaup jääb seisma, nähja peale innaoodal ing samati kenne ning firma pankrottis. Ja kui meisi kunagi lubasime kartulikoore süüa, vaata siis see koht pret käe. Ma ütlesin Vanamorile, et ole siis nüüd päriselt ka patrioot, mitte manni poodis jutu järgi, kui sa valitsust kiruda tahad. Ossa poiss, kus Vanamor tõmbas piima ülese, käratas moole, et mis asja sa Vanamessi laulad. Omal pole pennigit persse lüüa ja lõksutab samati nagu trikkad ja ilusad, et senne paistel jälle ise tähtsam välja nähja. Mool kargas siis ka hing täisi maantsi omakorda vast, et kes käskis mool saafrile see juureehitust tegema hakada, et kõik jahud ja mannad ja muus asunemes selle odavalt veel käde sai, senne emahuks. Ja et maa pole sennega nõus olnud, oledki sa nädal aega moo peal sisisend nagut jälle kilpkond üha kõhuga. Vanamor arvas senne peale, et maa pidi samasun tolgus olem nagu see Kristjanselt õnne 13 majaomanik ja vabaduse võitleja. Ja senne peale küsis Vanamor, a mis siis saab, kui ne hinnad oogid nenda kõrgeks kruvit nagu ärimehed tahtvad ja Eesti rahvas oo majanduse jälle ebeestnud, et kas sa Vanamees oled tõesti nenda itu ja usud, et siis öeldaks sulle suur aitäh ja lastaks hinnad jälle senna, kus nad paar nädalat tagasi olid. Nilbut Vanamees. Siis ne hinnad jäävadki üles ja hakkavad koos euroga veel ülespool minema. Ma jäi mõtlema. Vahi Vanamori. Kuramas senne peale ma pole jälle tulnudki. Ja mida pole tehja, tal paistab siia õigus ka olevat. Sest vaata, ma ei tea, ma ilmas mitte ühtegi rahamees oleks sedamoodi e-reformid, et sa peale seda saad 10 korda rohkem poodist osta. Seda läks 61. aastal, 100 Vene rubla vahetati 10 peale, seda läks 100 rubla 92. aasta 10 krooni peale. Ja Poolas muidu tuli teisepidi, aga ega see sisu ei muuda jälle. Seal oli ju inflatsioon 90. aastatel nenda suureks läinud, et 95. tehtigi slotiga sedamoodi attuu, et 10 000 slotist kriipsudati 4 maha ja 1 slot jähiget järgi. Ja nüüd Poola slot jälle Eesti kroonist peaaegu 5 korda kangem. Ja ma ei usu mitte, et senne eest preet rohkem osta saab kui 15 aastat tagasi 10 000 sloti eest. Vaat mida tassi tehti Itaalias samat ja müsuse kursiga, seda ma ei mäleta, sest seal on nüüd euro ja 1 euro maksis 1900 liiri. Sa tead küll, liir ju Itaalia see rahaühik ennem oli. Aga vaata, Poolas olema käinud ja koos Vanamorid ja see oli 20 aastat tagasi. Ja ausalt ma ütlen soole, rohkem ma senna ei lähe ka mitte. Eks jälle siis oli see muidu taeg sõsun, kus turismifirmad jälle neid esimest reisist korraldast. Ja ma mäleda küll, see ei ole mul meeles, mis see tuusik maksis. See on mul meeles, et selle tuusiku sees oli umigusöök ka. Midagi erilist seal ei olnud ja ühe korra, kui meil pidime nenda vara oma majutuskohtest kuskil poole sõitma hakkama, oli see Varssavi või siis andi medel see umigusöök lõunas söömise jauks kaasa. Ja kui ma selle lahti arudasin, ma arvan, et mul oleks mede koera eeskid hakanud äbi, kui ma talle sõsust jälle aru saamata tehnoloogia järgi tehet jonni, mis nende keeli vorst pidi olema pakkunud oleks. Ma võtsin selle jonni kaasa, läks ju õiendama ka. Aga vaada, kui nad eelmise päev olid vene keelest kinast aru saanud, siis nüüd rapudest käid peed ja muudkud ne pani mömm ja ne pani mömm. Olga sennega mis tahes. Aga see Poolas siis oli 2 turgu ka, kus me käisime. Üks oli Pilastokkes ja vaata teine ei ole meeles. Aga seal teise turu peal pakudi lapsevankert, mis oli senne aja kohta ikka täiesti moodu värk. Ja see maksis 1 miljon slotti. Ning kui ma küsisin, et kas pöstoli saaks ka kuskist poolda omal osta, siis öeldi saab küll, ainult et see maksab 1 200 000 slotti. Et mool aga kumbagi taris ei läinud, sest lapsed olid juba suured ja Vanamoriga saime ka senne korda heasti läbi ja heiget kaup katki. Aga kui oleks tahtnud, siis alla tengides oleks ma selle tuki käde saanud küll, sest medel oli Vanamoriga nõnda palju raha, et 76 000 slotti jähigid miljonist puudu. Rohkem pole jäänud. Vanamor oli seal siiski üsna kimpus ka vahel, pole ju oskanud nenda suurte summadega peest rehenda. Ta ju vanasti pidas raamatupidaja ammeded ja seal oli rehenduse jaoks massin.
Aga ma siis vanamori õpedasi, et sii pole ümber panna mitte midagi, ei hakagid oma peed vaevama. Alla 10 000 sloti asja ei maksa vaatagid ja kui sa mäed vasta tahad, siis hakkab senne end vähemasti 50 000 peale. Ei vanamor sai selle nobesti klaariks nõnda, et oleks erepealt selle ühel Pilsudski poisile 20 000 asemel 200 000 raha tähe andnud ja see oleks enne tasku ka muljunud, kui ma poleks oma männingud õigel ajal vahel saanud. Mis sa nüüd arvad, miks jauks ma sulle pretsost juttu räägi? Vaata selle sama asja pärast, et sa ei suurt mured omal hinnatõusu pärast võtta. Hinnad tõusevad niikuinii, rahanumber läheb kogu aeg suuremaks, nõnda et sii pole mitte imesta, kui sa 30 aasta pärast 100 eurot pead 10 vasta välja vahendama. Ja, olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Ma kuulsi raadiost, et Venemaal pidi asi ikka ühna hull olema. 15% pidi elama allapoole vaesuse piiri ja sõsusei too siis selle rehenduse järgi 21 miljonit inimest, kenne kuu sisse tulek jääb alla 200 Ameerika dollari. Dollar või euro kui ju enam-vähem ühe suurus sees, kuigi nad teinateist vahel kõigutavad ka. Aga Eesti rahas oleks see circa 3000 kraane. Olga sennega, mis ma teoa, vada, ma pole mitte aru saanud, missune oo see piir, kust hakkab või lõpeb vaesuse piir, kui sa must õigesti aru saad. Ja kes ne piiripostid paneb, Maa-amet või? Mend hakkas asi huvitama ja ma uurisin, mis asi see vaesuse piir oo. Statistikaameti ühe lehe peal internetis, nad nimitavad seda Statistikaameti ajaveebiks, oli juba eelmise aasta kevadest sõsun pealkiri Vaesuse arengud Eestis. Mis mood sellest aru saada? Ma saa seda moodi aru, et vaesus areneb medel kogu aeg edasi. Seal oli siis kirjas, et vaesust määratakse mõtut moodi, aga tavaliselt tähendab see seda, et määratakse kindlaks sissetuleku suurus ja nimitatakse see vaesuse piiriks. Ja vaesed on need inimest või pered, kenne sissetuleku vaesuse piirist väiksem. Ei, mina ei saa aru. Ja mismoodi seda piiri rehkendakse, sellest ma lähemalt ei hakkagid rääkima, sest saab sa nii aru, ma pole ju ka aru saanud. Ma ütle sulle ainult nõnda palju, nagu kirjeskid oli, et see kõik see väiksem rahasumma, mis oosol taris bioloogiliste vajaduste toidukorvi, peevarju ja riiede jauks. Aga nad tegevad sii vähe vahet ka. Üks on absoluutne vaesus. Senne kohta kirjas, et see pidi olema alla $1 päevas. Teine on jälle suhteline vaesus. Ja ei, kui sa siiski teada tahad, mismoodi vaesust mõõdetakse, siis oja kuskis poolt kenne. Ma ütle sulle ühe lause, mis kirjas on. Eestis mõõdetakse vaesust ekvivalent netusissetulekuga ning Gini indeksi ja kvintiilide suhte kordajaga. Ja nende imelikude sõnade juure ma leidsin mõne numbri ka. 2009. aasta elas suhtelises vaesuses inimene, kenne kuu ekvivalent sissetulek ehk leibkonna sissetulek, mis on jagatud leibkonna liikmete tarbimise kaalude summaga, oli vähem kui 4480 krooni ehk 286 eurot. Ja mis see tarbimise kaal see juures tähendab? Kas see on see, kui palju ma juurde või alla võtta, seda ma ei tea. Ja kuigi ma leidsin enne kohta internetist üles ka, kus kõik need jälle mõisted on lahti kirjutat, siis jääb enamus ikkagi aru saamata. Kui sa tahad teada, mis asi on tarbimiskaal, kuulu siis. Tarbimise kaal on leibkonna liikmele sõltuvalt tema vanusest määratud kaal, mis võtab arvesse leibkonna ühist tarbimist. Oled sa nüüd targem? Ja. Ei, ma või sulle öelda ka, mis asi on kvintiil. Äraldi seda sõna ei olegi. Kõrgem ja madalam kvintiil. Kõrgem kvintiil on viiendik kõrgemat ekvivalent sissetulekut saab elanikkonna osa ja madalam on viiendik jälle kõik see madalamat ekvivalent sissetulekut saab osa. Mis see viiendik tähendab, seda ma ikka ei tea.
ma lõpetas enne jutu sii kohta see, sest ega sa ennast rekkamaks ei saa ja kui ma sedasi edasi räägi, millest ma ise ka aru ei saa, vaata siis sa keerad tuleva laubes ennes aegus, kui ma räägi oma raadio teise jaama peale. Ühe asja siiski veel. Statistikaameti rehendust järgi elas 2 aastat tagasi suhtelises vaesuses Eestis üle 200 000 inimese, ehk 15%. Ja kui sa nüüd mäletad mu tänase jutu algust, siis Venemaal on see protsent ka 15. Tee ise omad järeldust. Vaada, demokraatia pidi tähendama ju enamuse võimu vähemuse üle. Aga kui meie oleme siin enamasti vaesed, mismoodi sa siis võimu vähemuse käest ei võtad? Ja imeste pole midagi, kui sa vallamajas lähed toimetuleku toetust küsima, siis võidakse jälle mõne aasta pärast küsida soo käest tööndid ka vaesuse piiri kohta, sa pead selle ette näitama ja kui sul seda ei ole, siis sa oled juba suhteliselt rikas ja pead ise hakkama saama. Ega teine asi, millest ma rääkida taha, pole ka mitte arusaadavam. Seesama, et jälle Eestis enne stabiilsuse fondiga liitus ja medel 2 miljardi euro suurune RMB kohta panti. Ja siin ma anna 3 punkti Keskerakonna jaoks, Igor Gräzinile, Juku-Kalle Raidile, kes siin asjal vasta eledest. Mu meelest on Juku-Kalle ütlemine õige, et miks peab Eesti, kus inimese sissetuleku 500-600 eurot kuus, andma laenu nendele, kelle sissetuleku 2500-2600 eurot kuus. Ja Gräzin ütles otse välja, et see stabiilsuse fond on üks muinas jutt ja probleemist see ei lahenda. Ja mede panganduse tarkmees Neivelt ütles ju ka, et riskimine on see ikkagi, olga see laen või garantii. Vaata, vanast öeldes edasi, et laenu, leib ja laastu tuli nii kaua ei kesta. Ja ma olen täitsa kinnel, et kui nad on Kreekas või kuskis pool mujalgi, et mede 2 miljardit eesöönd, siis on nad tänava peal tagasi, loosungid peus ja kisa lahti, anna ka veel. Ei, mõnu pärast andku laenu, kui inimest hädasooja iseennast ka aidata tahvad. Ja kui laen nende eluvaimu jälle ülese turgutab, siis on ju kõik kenasti. Aga mul on sii tunne, et see aitamine hakkabki kreeklastel nenda meeldima, et nad tahtvadki hädase jääda. Ja vaata, siis olen mei omadega ka perses. Ja 3. asi, vaata see presidendi puhkuse jutt ajab ka vähe naeru peale. Vaata, nad on välja rehkendad, et mede presidendil on puhkamata jäänud täpselt 175 päeva esimese 5 aasta joosul. Ja presidendi palk on 5050 eurot ja 23 senti. Ja see, et president pole 175 päeva joosul õieti silma kinni saanud, peab riik taale maksma nüüd kokku sõukse summa, mis Eesti kroonidest teeb midagi 600 000 kroone. Ja siis kerjutab õhtu leht veel sedamoodi, et siiani ei ole mitte ükski Eesti president puhkanud. Et Lennart Meri sai ka 2001. aasta ametist minnes 315 puhkamata päeva eest 424 000 krooni ehk siis 27 000 eurot ja kõik see naljaga ma see, et Arnold Rüütel ei saanud ka puhata päeva pealt täpselt sama palju kui Ilveskid, 175 päeva. Ja ta sai 2006. aastal 23 000 eurot selle eest, et ta pole puhata saanud. Aga mul on see üks ettepanek, kui teeks sedavisi, et aeks praeguse presidendi ja need sammati, kes tulemas on, sunniviisiliselt puhkusele, äkis tuleks see siis riigile odavam. Olga ning. Küla-Karla mõtleb. Tervitus teitele. Ma pees ole kohe kurtusega ütlema, et moole ei ole pretmette kerged ajad. Sellepärast, et Vanamar oli kinnegid keest kuulnud, et leitu tiit, jo sa peaks te teedma ju. Ta on medel suur looduse teedlane ja fotograaf peale kauba ning ne pildid, mis ta si teindo ja igas pool albumis sees on, ne on kinad nii karbsed vaata. Ta oli ütlenud, et tänav aasta ei tulegid kuuseriisigaid ja ta ju ometi peaks teedma. Aga vaada, kuuseriisigate pealt ole ma iga aasta omal plusspunktist korjanud ning mis asja ma nüüd tee?
Aina mea asi selle juures oli see, et jälle vanamor ise selle jutuga tuli. Kui ma oleks talle rääkinud, siis ei oleks leitudidust ka mitte mingit sust kasu olnud, sest süüdi oleks ma ikkagi teanud, et ma ole ise selle jutu välja mõtlenud, et ma ei viitsi metsa minna või mis asja kõik veel. Eks ma pean nüüd nopudama hakkama, kus see plussi kvoot välja püüda, kui sa must õigesti aru saad. Ühe ettepaneku ma siiski tee. See ei tähenda nüüd muidu mulle mingit sust plussi vada, et mõni suitseb veel silmile. Ja vanamori jaoks seesama tarviline kui metseale merekaart. Et me tee jälle riigikassa kangest üha võitu. Põhi juba nenda selleks lihvit, et sa võid sinna sisse vaates oma labet aeda. Vaata siis oma mõtlemine sõsune. Vaada. Me tee politsei ja kangest hakkamas ja kogu see aeg tee ääres kontrollimas, et keskid üle kiirus ei sõida. Ja hoidku jumal senne eest, kui sul lõhnad jutuvad ka veel juures olema. Ja kolmas asi, mis nad vaatavad, otraksid, mis sool jälle peel peavad olema. Ja siis hoonad ühna teged, kui sul rehv lahti joob. Piet ka juttu ei peeta, trahvilit tagusad kohe käde. Juhan siis nailude sai. Ja Juhan arvas pääne seda, et jälle edaspidi oda targem. Ja kui ta autost välja tuleb ning poodi läheb, siis jätab ta igaks juhuks traksid peale. Ja olga peale nende asjadega, eks see ole õige küll, et ega jälle tee peal peab ikka kord majas olema. Ütle mulle nüüd, kusmoodi politsei öösse, kui ta su kinni peab. Aru saab, oli sul turvavöö ikka veel või ei olnud? Ma või sulle öelda, ta ei saagid sellest aru, sest auto sisse ju midagi asja ei paista ja sa jõuad viimsel hetkel veel selle liigutuse edehje. Aga siia lahendus väga lihtne. Turvavööle peaks ka midagi sõsust peale panema, mis pimes vastas härrab nad telkurgid. Ja kui sa pimes sõidad ja politsei juhtub vastu tulema, kohe nähja, kas sul käib midagi rinna peal tristi üle või ei käi. Nenda lihtne see oogid. Et praegu sõsust rihmast ei ole, siis tuleks nõukseid ribast kuskil pool tootma hakkada, mis kärtsuga turvavöö külge kinni käivad. Nad jälle jopevarrugas või nagu mõnedel käimadel et pole tarvis jälle paelu sedudagid mette. Edaspidi peavad kõik, kes kuskil pool maailmas turvavöösid tegevad, juba vabrigus senne elkurriba külge sättame ja ongi tasi lahendad. Ja pimes on jälle kina vaata ka. See ju korendus aeg, kui korraga üksteise järgi palju masinaid tuleb ja rihmad röömselt tiidevelt üle rünnas äravad. Ja riigikassa saab ka raha kohe juurde, sest kui seda säramist näha ei ole, siis on selge, et sa oled rikkunud ning sul tehaks trahvi. Mis arvad mu mõttest? Ma arvan, aidab mõtteks küll kinosti. Ei, ma usu, et asjameestel nõnda palju mõistustu, et sedast tehke ka, kui ma räägin. Nad arvavad muidu, et ma aja jälle plära. Mis jutt see siis nii too, mis ma üleeile lehtest lugesi? Sel kirjutab ju sellest Tehumardi lahingust, mis 8. oktoobril 65 aastat tagas oli. Ning kus oma 500 meest kokku maha löödi ning kus jälle siis 2 päeva hiljem taevast suured valguse vihud alla köisid, pisist jälle õbedest mehed maa peale astust ning langend sõjameeste vahel nende samati ringi klodist ja nendel teist külge keertsid. Ega ma ei ae mitte üks pärm vasta, et seesust asja ei saa olla mitte, sest kidast peab ju seal üleval olema. Egatsugu teheteedlas too välja rehendad, millas käik see universum ja mida maa valmis tehti ja mismoodi see suur pauk võis välja nähja. Aga ma küsisin nägid poolest. Kes paugu tegi? Ja, sest mitte millestki võib midagi sündida ainult siis, kui see mitte mida too valmis tehet. Ja, kui sa must õigest aru saad. Ja need ufud või mis asjad nad too, ma arvad, need tulid sealt ülevad siia ühna vargile, nagu see sõjas ikka käib. Sest surnud mehe käest saa ei lähe ju pärast küsima, et osul kell või sõrmus või portsigar kadunud või saapad jälgest tähe vöödud. Need on nüüd üleval seal kuskil pool muuseumis. Sest ma olen täitsa kinnel, et selle maailma loomisega ja selle suure pauguga oli juba varastamine seda mood sisse programmeerit, et sellest ei pääsenud mitte keskid. Ei, meie ei ufud. Ja siia on mul veel üks ettepanek. Ma jäi kalendrit vaatma
ja avastasi, et Oomeo Sõsun pühanat lõikus tänupüha. Ning see pidi olema juba iidamast aadamast saadik üks egavesti rõõmus püha ning Euroopas ja Ameerikas üsna perepüha ja laud pidi lookas olema ning sel pidi kindla peale kalkun või hani olema peal. Ning see ei pidada mitte ainult mihin söömaaeg olema, vaid sennega pidi tänadama kõiki neid, kes on tähtsad ja armsad. Sennepärast ma mõtlesegi, et pole teil vanamuriga seda ane Oome mitte kuskist poolt vette, isegi kärdepoodis ei ole ani, ei kalkun moole kuskist poolt lettist vastu vaatanud. Ja teise külje pealt ei oleks selle jaoks ju raha ka mitte ja mis mei kaks vana inimest, sest lastelu see ju tänupüha üsna ükskõik. Et jälle, mis mei kaks vana inimest selle anega peale hakkaksid või kalkuniga. Need ju ermus suured süüa ja ennem kui meie jõuaks lõppadida, hakkab ta ise ju laua peal liigudama. Aga kõik see kallimaid ning armsavaid ma või tänada küll ning ma mõtlesin homsel päeval, kui mul vorstigilt suusso, tänada meid kõik see kallimat valitsust, kes on mõistnud riigi eelarvet nenda kinasti kogusaeg leigada ning olga nendel senneks puhuks ka mihinani laua peel. Aga nüüd ma jälle peale passin, mis see ilmsi ikka teha võtab, sest nagu sul meeles on, ma lubasi varsti pitka ning kina sügist. Asi kirjutab üks leht, et vananaiste suvi tahab peeruks jääda. Preet ma veel omast ei tagane, jo see vast ei nähjoo, kui mal medel õigus jääb. Aga ühte ma sul ütle, nenda kaua, kui selge ei ole, miks jauks ne mehed taldreguga kogusaeg sii maa peal käivad. Oja omal uks öösse egaks juhuks lukkus. Sa ei või ilma veel teeda, mis teisele on sõsust silma hakkanud, mis soolo juba kahe silma vahele jäänud. Ja, olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Teitel nüüd autorallid läbi ja teed kruusast kinasti puhtaks kihudat ning nõrgema närvi koerad on söömakausi juures jälle tagasi. Ma ise mõtlesin ka korra, et kui tuleks ja vaadaks, ei saa mitte, sest medel siin nädalavahetusel just Ave Alavainu korraldab jälle suure festivaali. See on suur kuu loomise festivaal ja senne tuleb 20 Eesti luuletajat kokku ja nad kutsust mind ka. Medel peetakse siin muidu neid rallisid ka. Oli see vist ralli, Brent või mis asi see siis suvel oli. Ma käisin vaatsi, mismoodi Moskvitsid elektrijaama poolt kurvist olid üks tiivas maas nagu tegel tuvil. Bussijaama juures tuli ühna nobesti rooli ühel ja teisel poole keerda, et tee peale jääda. Ühel jähigid jälg raskeks nõnda, et rooli pole auto enam kuulend ja tiikist otsapidi oligad. Inimest joosid sinna poole ka kohe, aga asjamehel, kennel see roheline tuulub selgas, oli viles uus vihan nagu pääs, ta katsus muidu inimesi tagasi hoida, sest ülejäänud autod olid ju tagant tulemas. Ja ei nõnda maa pole saanudki nähja, mis moodi ja kui sügaval see massin sinna veesesse jõudis ennem, kui jälle kaldamuda vaardi kinni võttis. Aga see oli muumel korraldajate poolt siin täitsa valesti rehkendat, sest vaada, üks ainam sõsune põnevam koht paari tunni sees, mis ralli kestis, oligi ja seda pole ka nähja saanud. Nad peaks ikka peeltvaatajaga ka arvestama, et medel ka huvitav oleks. Oleks ma senne asja juhada ei olnud, ma oleks kohe ka mandu andnud teised massinad seisku, lasknud inimesed seda autod, mis jälle tiiki sõitis, vaatama ning andnud siis senne jaoks oma 20 minuti aega ja kõik oleks rahul olnud. Või teine asi, mis oleks võinud veel tehja, rääkinud rallimeeste kokku, et vaada senne ringi peal sõidad sa tiiki, senne ringi peal sõidad sa Vöpsigusse, sealt tuled sa kurvist välja, nähed sõsuseid vaatamise kohti oleks rallijoosul juba oma 10. Siis ei peakski ju kisa ja vilistamisega pealt vaata, et senne ühe tiiki sõitmise juurest minema peksma. Inimene ei hakkaks ju kuskil pool trügima, kui ta teab, et see on juba seda moodi planeeritud, keskid sõidab nii jälle tee pealt välja, ja tükimaad vägevam. Üks mõte on mul veel. Kuule, kas jälle Saaremaa rallid ei saaks kuidas seda moodi Hiiumaa kokku panna, et olekski Saarde ralli, nagu ta ajaleht Preto? Ei, see ei peaks muidu teganadel käima nagu Tiiu nädal käib, aga korra aastas võiks sõsus asja ette võtta küll.
mismoodi see täpselt peab olema, seda teevad asjamehed paremini kui ma. Meder oleks ka siis tükimaad lõbusam. Vanast oli sii rallimehi ju küll, aga ne suuremalt jaolt kas siis vanaks jäänud või ju sedamoodi linnas tööl käima hakkanud, Tallinnas ikka ma mõtle, et see pere, mis siia oli ju siia jäändkid, ning mandril on juba uued noorikund ning pesist rallimehed keeravad peal ja mänguautoraali. Ei saa võid nüüd muidu arvata, et ma ei ole lolli juttu, et kes siis seda rallist plaanib, et keskid peaks enne pärast rajalt välja sõitma, et peeltvaatajate lubitav oleks. Kuuled sa, maailmas on palju imelikumaid asju veel. Ma televiisorist olen näinud. Medel ju ka see Elioni pakett. Seal on igatsugust põnevat kanalit peal ja ma vaatan need ühna tihti, kui Vanamori seibiaeg muidu otsa saan. Aga tead sa, ma kardan nüüd, et see vist ei saagi otsa, sest juba uued seebid hakkamas. Me ühna pilvede alla siin teevad, kui kui sennest veel vehe on, siis tuleb kohe unistuste agentuur. Nõnda, et moo vaatamise aeg mahub parajate Vanamori magama mineku ja moo uinumise vahele. Ei, ma ei hakka sulle neid, mis on see Vox Krimi ja teine kanala veel. See on mingisugune investigatsioonisanel, kus kõik päriselt sündinud kriminaalsed lood sees on. Ma ei hakka sul muidu ka ümbermeti jutustama, vaada ise siis sa need, mis asja pärast seal teine inimene tapetakse ja ega naised ei anna selles asjas meestel alla medad. Ma ütlesin Vanamaril ka, et tulegi vaada korra, mis tegus su suguööd Ameerikas tegevad. Vanamar oli asja kohta üks aina marvun, et joo siis on mehed senne teenend. Aga miks ma ennem ütles, et ilmas on palju sasust asju, millest jälle kohe mitte kuidagmoodi aru ei saa. Vaada, see on kohtumõistmine. Selles mõttes on Eesti kohtumõistmine palju selgem kui Ameerikas, sest kui sulle siia äkki määratakse eluaegne pulkade taga istumine, siis sa ka istud. Sa võid muidu proovida varem välja saada ka, aga ma ei tea praegu meitel siin mitte ühtegi sasust juhtumid. Aga ju see on sennepärast, et need, kes eluaeg peavad istuma, on veel elus ja vähe istunud ka. Aga kui jälle Ameerikas ikka väänatakse ühele 2 eluaegset ja teisele 375 aastat ilma varem vabanemise võimaluseta, siis see aeb ju naeru peale. Siin peab ju arst kogu aeg tal jälle apteegikäruga järgi jooksma, et mees ikka elu ja tervise juures nii kaua on, kui ta seal istub ja et ta istuda saaks. Ja mitu arsti senneks kulub, vaata seda ei ole veel keegi oskanud välja rehkenda. Ja ühele anti sellele Ameerikas sõsun karistus, et eluaegne pluss 1 aasta. Ma küsis enne kohta, et jälle, mis taga siis tehtakse, kui ta oma karistuse eluajal kinast kannud. Lõpuks eesornd, et kas ta peab siis veel 1 aasta istuma. Kas teda ei tohi siis enne maha kammetamata, kui see 1 aasta täis saab. Või maetakse korra maha ja kaevatakse kohe välja, pantakse ikka istuma. Otsesust näited võib ühna palju tuua igast poolt. Ühema too veel, see on Jäänalind. Kõik rääkivad kogu aeg, et peidab kut Jäänalind oma pea liiva alla. See täitsa vale jutt. Jäänalind ei tee elu ilmaski oma peed liivaseks. See võib ainult sedamoodi paista, sest kui ta maast mäed süüa tahab, siis ta peab ju kaela sergu allapoole aema. Ja kui sa seda peelt vaadad ja kui sa tolgus ka oled, et aru ei saa, mis ta teeb, siis sa arvadki ise oma tarkusega, et ta jälle arge peidab pee. Aga täna kuuled see sõsunpäev, täna pühapäev ja 10. oktoober, mis on leikuse püha. See on muidu mida nehklipäeva järg, mille kõik suvist tegemist peavad sul ühel pool olema. Aga nüüd sel ajal käib leikuse püha ette leivanädal, mis enne aasta juba 13. korda ja tal on sõsun nimidus nagu Rukki leib sõnu laual. Ja leivanädala mõte see sai alguse 31. mail 98. aastal Alliste keriku perepäeval, kus siis jälle Kalev Raave õnnistas ja jagas rahval rukkileibe. Ja see on mu meelest sõsun ettevõtmine, kus kõik on arusaadav, õige ning jumala õnnistust antakse peelekauba ka. Olga Neng. Külakarla mõtleb. Tervitust teitele. Vaata, ma olen siin mõne korra euroraha probleemist sooga arutanud ja ega sennega head lahendust ei ole.
Nad soovitavad küll raha asemel sinna raamatupidajaid saata, sest ne juba seal streikivad, aga ma kardan jälle seda, et kui me siit oma pohkalterisi saadame, saavad ne seal maitse suhu ja nendakut nad koju tagasi tulevad, hakkavad samati treikima. Nüüd juba rääkivad seda, et hiinlast on Euroopa kriisist välja aitame ja nende välisminister, mis ta nimi nüüd oli, kurripäim, ma kirjutasin sinna kuskil poole ülese ka, see oli Li Keqiang. ja see lubanud Hispaania võlakirjast hakata välja ostma. Ennem pidi meisi palju asju muutma ja ümber korraldama. Äga siis ilma vastateenet tegemata kiskid sulle abiks ei tule. Ja pane nüüd tähele, Euroopa on ainam koht maailmas, kus hiinlaste kogudust veel ei ole ja selle järgi ma arva, tähendaks ümberkorraldamine seda, et kollastel meestel läheb tükimaad kergemaks elamislubade saamine. Ja et see, mis Euroopa Liitus tehtakse aamen kerigus, siis ei ole siin midagi imesta, kui varsti on medel kespege kärdlad Päti parkis, nagu me seda Leppetalust siia hüüame, oma Hiina linn. Ja Kuressaare saab sinna üles ehita Tivuli platsi peale. Sel ruumi küll. Ja Haapsalus on veel käikse paramaks kohaks Lossi õu. Ja kuigi preeto Hiinasse sun keeld, et linnes võib perel olla jälle üks laps ja maal 2 tükki, siis siia mede Riigikogu sõsust keeldu peale ei pane ja mõne aasta pärast ei jää sul muud üle, kui mautse tungi surematud nime võidupüha paraadil väisata ja hiina keelt õppima hakata. Ja ma arvan veel sedavisi, et euro asemel tulevad siis ka juba jüaanid, mis on Hiina raha. Ja praegune kurss on sõsun, et 10 eurot on 85 jüaani. Aga vaata, senne asja juures on üks oma hea külg ka. Sest vaada, kui see jüaan kehtestakse, siis tõuseb mede keskmine palk kohe mehesti. Sest kui mede miinimum kuupalk on pret 278 eurot, siis jüaan kergitakse enne korra pealt 2360 peale. Jüaanidest muidugi. Ja Riigikogu mehe palk, kes jälle, see oleks siis ilma igatsugu kuluhüvidesteta ja mis raha nad veel saavad, ilma senneta oleks see palk 3134 eurot, mis preeto, aga see tõuseks siis 26 700 jüaanini või mis ta kurivaim on. Ja kinnelgi, ei õpetajatel, ei kultuuriinimestel ei oleks taris palgatõusu enam jälle nõudma hakata ja loosungite alla ennast koguda. Ja keikmede arstid tuleks Udinel Eestis tagasi. Nõnda, et me ei peaks jälle nende tulegule ühna piiri peale hakkam panema, sest keikidele tööd ju enam ei jägu ja töötuse protsent läheks selle kõrgeks. Ühe vihese järeleandmise võiks hiinlaste käest siiski välja kaubelda ja see on see, et see nasant välja öelda, et see võiks vähemasti siia Eestimaal Juhaneks nimita. Oleks või mõnus teise käest küsida, mitu Juhanit sa täna teenist või mitu Juhanit suitsupakk maksab? Sennel viimasele küsimusele võima soole kohe vastus ka anda, et peaaegu 23 Juhanit. Kui sa nüüd tagasi mõtled, siis krooni aegus suitsupakk millaskid just enam-vähem nõnda palju makseskid. Ja senne moodigi saab mu naabrimees, kes on Juhan Kuuldseks ja teised Juhanid muidud ka. Mede majanduse minister. Ja teed sa, kui suuremad rahad on Juhanid, siis peenigene võikski parts olla. Ja kui ma ausalt ütle, siis ajab isegi paljas mõtte kõigest sennest mool silmad piluse ja ma teeks muidu omalt poolt kõik, et sõsust asja ei juhtuks, aga nagu see ilma soo, et see, mis juhtum peab, juhtub nii ja juhuseid senne juures ei ole. Aga ma tahas oli nüüd meile tulete seda, et tulev nädal reede ehk 14. oktoober kalendris, see on kolledamise päev. Ja see tähendab, et taliarja, künni ja karusepäeva kõrvas üks vihestest siiamaani säilinud muinasaegsedest pühadest, mis ei ole ristiusu kommetega eerikut ega segunenud ka nendega mitte. Seda mud oli enam-vähem kerjas. Ja kolledamispäev on nimidad ka talveööde päevaks, sest öödele pidi talve lõhn juurde tulema ja taevale talveöö värv. Nõnda, et kinne mõtted juba talve peale käivad, nendele ma soovida suusamets pähe tõmmada ja uni päeva aegust täis magada, sest öö aja algus.
Kolledamispäevast hakkab peale aasta talveveerend, sest kolledamise päeva peeti ammustel aegadel talve alguse päevaks ja 9 aastat poolidavaks märgiks, sest muistsede eestlaste aja arvamises jälle märgidi suve algus kevadise künnipäevaga mis on 14. aprill. Ja kolledamise päevaks oodati, et lehed lähtvad kollaseks ja teravili pidi ka siis hakkam kollastooni vetma. Vanarahvas teedis veel seda, et kui kolledamise päevaks mets kollane siis võis oodata lühikest talve ja varajast kevadet. Talve pidi olema küll lühine, ermuskäre ja külm. Kui kolledamise päeva mets veel roheline oli, siis pidi jälle pitk talv tulema, mehise ja sügav lumega ja kevad jälle hiline. Ja seda teeti ka, et kui kolledamise päeva veel pihlagad punast marju täis siis tuleb järgmise aasta hea marja aasta. Nõnda, et pane nüüd tähele, missugune see loodussoo ümber tuleva reede ehk 14. oktoobri loo, et selle järgi saad üsna palju tulevikku teeda. Aga nüüd on mul sulle ka üks tõsin jutt ja suur palve sammati. Vaada, sa ju teed, et täna on jälle see laulupealine tuleproov. Ja maapää seel ka nokalahti tegema ning koos Otiga üsna laulma hakkama. Aga ma ei tea, mismoodi medel see korda läheb. Üks on kindel, et meie anname kõik see parama, mis anda oo. Oti see nõnda väga ei puuduta, sest tal tuleb see kõik see parama andmine kogu saak kõik see paramini välja. Ma pea ka nüüd katsuma. Ja sennepärast on mul sulle üks pakkumine. Vaada, ma olen juba 7. aastat sulle ega laube oma eele and. Kas saab võiks nüüd Oti ja maa poolt oma eeld anda? Sest vaada, medel panid siin mõni aasta tagas pätipoisid lennaparkis vabaõhulaval tule otsa ja see paistab nüüd sedamoodi välja nagu vanainimest suuaukus 2 pool allo 2 tüigast püsti ja keskelt käib tuul läbi. Me ei tahaks selle kangest jälle korda teha, sest neid kaakest pole jälle käde saadud, ja kui oleks ka saadud, siis ei oleks ennast nii midagi kasu olnud, sest sõsustel tolgustel, kes kultuuril tule otsa panevad on muistust sama palju kui raha. Ja mõtle, kui hea oleks tedel sui üle väina medel oma laulust laulma tulla, kui medel ava oleks korda see kina vaata. Mis sa siis arvad mu pakkumisest? Ja, olga neng. Külakarla mõtleb. Tervitust teitele. Joo, nüüd seneks korraks on Eva Süklonik teineteist eelõpedanud ja rahu on maa peal tagasi. Mool jõudis siiski paha ka tehja. Vaada, ma pole jälle puid veel kuuri pandmete, sest nagu ma eelmise kordas sool lubasi, et vananaiste suvi peaks siiski veel ees olema. Ja oma siis lapipuud ka rengi. Aga nüüd käristas mu varjualus ühna katki. Sest vaada, vanamor ei salli mette üks pörm eterniidi tahvlid. Ma ei tea, mis tal nende vastu ooda lapsepõlves kuskes poolt katuselt alla kokkond või. Aga nenda, kui eterniidist juttu tuleb, nenda vanamuril kohe oma seisukoht selgeks tehet, panemes puude peale tahad, aga mitte ühtegit eterniidi tahvelt ma mede õues nähja ei taha. Vot seda moodi ütleb. Ning see on jälle aastaid seda võsi poolnud. Ma ole küll katsunud seleta, et ega see ei jää ju egavesti õue. Ainult nenda kaua, kui puud on kuuri panemise jauks kuiva. Aga mitte mida ei tähenda. Vanamoro kinnel kui prokurör ja mu kaitsekõnet kohtu otsust ei muuda. Eelmise aasta ma tellisin oma puud alupuust. Ne ju kenasti konteineris ja kelle ka veel peal. Aga kui kuivad, siis pane aga sisse ja mingit suust muret ei ole. Aga senne aasta sai Juhani väimehega ise tegemas käia. Ja küll ma siis nupudusi, et mis asja ma puudele peale pane. Aga nüüd mida tassi spetsiaalset vaasioni poodist ostma, see läheb ermus kalliks. Ja siis ühe korra plahvada see, et ma tee katuse eige jälle prügikottidest. Ja, ei muidu tsene jooks käisin ma vanamori käest luba küsimas. Ta oli algul üsna kahtlev olemisega, et ma oli jälle mingitsugus lolluse valmis mõtlen. Aga kui ma talle eeseledasin, et ma panen lauad pütkude pinu peale ja 200 liitrist prügikotit senna katuseks, siis hakkas vanamori lee klaarima.
Ja kui ma seledasin veel, et ma too Juhani käest selle klambri püssi ja lasen kotid sedamad laudade külge kinni naks, pärast võtta kotid jälle tasakasti nõnda, et neid saab kasutada selle jaoks ka, mille jaoks nad tehetoo. Siis oli Vanamori luba mool käe. A nüüd kurjavaimu torm aes poole katust mool ribadeks ja ühe päeva ma siis vaatasin, et senne, kus ne eered tilbendest, senne olid kivid peale tekkinud ning mool oli kohe selge, et Vanamaa osi toimetanud. A pole ta siiski moole õlma hakanud. Ta ju ise kinnitas mu katusemateriaali valigu A nüüd aga viimane aeg puud sesse panna. A ma jätas enne valimiste päevaks, et umigu saab sedeli kasti lasta ning siis lähe kohe puude kallale, kui muidu ilma peab. Kui sa tahad nüüd muu käest teada saada, mis valimiste koha pealt jälle üldse ma arva, siis tegi Vanamoor moole ammu selgeks, et ma ei hakkaks siin raadiumi kaudu plära aema, et kes on õige, kes on vale, kenne poolt peaks hääledama ja kedast mitte mingil juhul valida tohimette. Ma ütlesin Vanamooril sisse, et ole sa ka ühna rahus. Sennepärast, et mool on üks asi ammu selgeks saanud. Ennem valimisi köib üks suur lubamine. Pärast valimine hakkab üks jälle suur seledamine, et meie ei saa siiski seda ega teist tehja, sest eelmist valitsejad on enda palju setta kokku keeranud. Ja siis hakkab põhjust otsimine, miks veel mida tehja ei saa, ning siis katsutakse midad ka valmis moodida, kui 4 aastat täis hakkab saama ja uued valimist tulema, et oleks sinna valimiste platvormi midad sisse kirjuda, mis tehtud on ja mis jälle kõik tegem peaks veel. Ja vaata sedamoodi käibid see asi ringi ratast. Aga ma mõtle sedamoodi, et elu läheb ju ikka edasi ning ega suurt muutust ei tule, olga selle eesotsas ühna, kes tahab. Ja mis medel siin enda palju otsust toogid? Valitsus keeras rahakraanid nende jaoks ju kinni, nõnda, et omavalitsused nende jaoks ju paljud kohustust jähidkid. Ja maavalitsust vaata apteegid. On nad veel kuskil pool olemas või ei ole, sest nende käest on ju võim täitsa vöödud ja pole siin nendele otsusta midagi. Sennepärast toogid mool sõsune ettepanek. Ma saadaks kõik ne parteid ühna laiali ja valimiste jauks panevad need inimesed, kes tööstu tundvad, et nad suutvad ja tahtvad, mida tee tehja, oma nime kirja ja inimest siis eeledavad. Kes aga rohkem eeli kogub, see hakkab valitsema ka, sest sa teed ju omast käest. Kui palju oled sa nende valimiste aegu, mis täielises Eesti Vabariigis nüüd tehed, valinud senne järgi, kes kuskis poole parteisse kuulub? Ja ma arvan, et neid on ühna vähe, sest kui ma inimest tea ja tunne, et ta egadepidi tubli joo, vaata siis on mul ühna ükskõik, mis värvi salli tal kaela ümber või mis värvi kantossest ta jagab. Sest erakonnaga seda viis, et kui üks saab mehest eeli ja näituseks maale ka senne pool teeledanud, siis viab ta ju oma eeldega sõsus asjamehega volikoguse, kedast ma mettet nähi tahagid. Ja kinnest on teeda ka, et ta ainult võimu pärast kuskis poole parteisse pugend. Ja nenda tulebki valimistel välja sedasi, natsi Vene aegus oli, et kui nad tahtsid raamatupoodist me tead raamatut saada, siis pid kindla peale ostma ka Brežnevi väikese maa. Need olid kohe ühes pakkis koos. Ja see on muidu muu arvamine. Ega sõsust aega ei tule, sest maale tähele pand sedamoodi, et need, kes võiks ning kinnest oleks kasu ka, vaat need inimest hoidvad igatsugusest poliitikast ühna kaugele. Ning need, kenne käde võimu anda mitte mingil juhul ei tohi, vaat need siis kraaklevad valimiste aegus. Ei saa nüüd seda sõnasõnalt ka mitte võtta, sest tublist inimest satub siiski ka mede elu kamandama. Aga ühna palju on neid, kes võiks vabalt kodurehapolkast tehja senne asemel, et mind senne jaoks kamandama hakata. Vaata, ma oskan neid niigid teha. Aga muidu see on selge, et kui mederiigi korraldus ja seedust on sõsust naagut nad praegu, siis valima sa pead igal juhul menema. Sest kui sa seda ei tee, siis pole sool ju pärast mitte kedast kiruda ka õigus. Ja ma mõtle veel sedas, et kui kõik, kennel luba valida, kui kõik seda ka tegevad,
siis võib lõpuks sedasi välja tullagi, et sõsust inimest, kes oo õiget, saavad volikoguse ka. Nõnda, et eesi pühapäev mitte magama jää. Mine kõi valimisjaoskonda see, sest valimistoo moodeeda ainaamad korrad ju, kus sa näite saad, et sa just Eesti riigi kodanik oled. Ja see samuti nad öeldakse, et hiidlen pole inimene. Hiidle on inimene ainult talveaegus, kui jäljed maha jäävad. Jäta siis omast ka oome jälg maha. Olga Neng. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Vaada, muu keest küsitakse kogu see aeg, et ennusta ikka ja mis ilmu meo ja ma ole siis pidanud midagi ju kokku valedama ka. Kuigi mõni asi ju tööks ka mu keel läinud. Aga ühte asja ma soovides olla egal juhul ja kogu see aeg. Käi rohkem väljas ja sõsuste kohtade peal, kus ma jälle nüüd neljapähtu käisi. Vaata, siis sa saad tükimaad targemaks ja need ka misust inimest su kõrvasoo ning millega nad kõik korda on saanud. Neljapäev oli tönni ehk siis täiskasvanud õppija nädala kokkuvõtete tegemine ning parimate tunnustamine ja see oli vetsi tallis. Ju sa peaks teedma jumalsust kohta. Ma juhtusis enne esimest korda muidud. Panin paradiinel valest uksest sesse ning sattusegid korra pealt kööki naiste sega. Nad pole seda pahaks pand, panid mu hoopistükki selle õigese kursi peale. Ja vaata, siis hakkas see asjaga peale. Mede kultuurijuht Mäeotsa Ermu tegi otsa lahti ja rääkis kõiksugi ilust sõnad sinna ja ütles kõik see lõpus nõnda ja uudis, et ei usukski, et kohe mitte. Vaada, see Tantsud tähtedega saade oli sedamoodi teetanud, et tomograaf või mis selle aparaadi nimi ongi, mille jaoks seal annetusi tehtaks ja kui sa palju helistad, siis seda rohkem raha jälle sinna koguneb. Vaata, see aparaat pidigi Tiiumaal tulema. Oskad sa veel mida tahta? Ma andsin omal kohe sõsuse lubaduse, et ma võtta ühna mitte tähe võid kuu tantsima, kui see massin tõesti käärde haigla jõuab. Ja eesmaivud peaks ju ka teedma. Ta on mede vana elupõlin koolidirektor ja sennepärast passib tal sõsus asjaga nagu elupõline õppe ja vaba haridus ja mis see kõik tal passib sennaga mässata küll. Ja ta ütles mu meelest väga õiged sõnad, et kui Tallinnas on staarkokad ja muud staarasjamehed, kennel kohe sõna staar edepantaks, kui need natust nähi kuskil poolo, et siis mujal Eestimaal hoopistükkis staarõppijad. Ja sennest ma tegi sõsuse järelduse, et Tallinnas tehtakse sind ilma õppimata staaris, aga meisugust peavad enne mehest õppima ning ma arvan, et siin pole sul mingisugust kahtlust, missugune sort targemoo. Ja muidu ta ei saa unusta Estert, see Tammise Estert, kes seda vetsitalli oma mehega kamandab ja peab. Nad on see samas koha peal hakkanud nüüd leiba tegema ja sa kujutad ede, et neid leivasortist oli ikka 5 või 6 või 7 midad. Ja mis sa hing veel tahad, kui sa kodutehet leiva otse ahjust ja sojalt käde saad? Ja siis hakkaski Telvikaivi, kes medel sinne täiskasvanud õppija nädala juhataja või see oli mida peenim nimi, ma ei tea praegu, hakkas tunnistuse kätte andma. Ja sennaga tuli välja, et Hiiumaasta õppijaks tunnistati Einapuu Marika. Ma teada ta nägu pidi küll, kena tasase olemisega inimene, aga poleks ma mette uskund, et tal nõnda palju tahtmist too. Ta ise on elupäevad raamatukogus töötanud ja siis, kui lapsed pesast välja lendast, arvas, et vaada nüüd oogid õige aeg oma jaoks veel midagi juurde õppida. Nõnda ta hakkaski raamatupidamisega ründu pestma ja koolides ennast sedamoodi välja, et too praet ühe firma raamatupidaja. Nõnda, et raamatukogus ei saagi enam istuda. Ja nagu kuulda oli, ega senega asi ei jää. Nüüd on mõtted juba aianduse peal. Edasi läks siis sedamoodi, et aasta koolidajaks sai Dan Lukas,
kes on õppinud Tartu kunstikoolis ja Tartu kõrgemakunstikoolis, Eesti konsultantide kooli restaureerimise teeduskondust. Ja koolidust on ta jaganud üle terve Eestimaa ja pane nüüd tähele, kui sool tarkust juurde taris. Vaata, siis sa võid ta käest küsida, mismoodi törve põletakse, kasetohtu varutakse ja kasutakse, mismoodi saunavehtest ja muldvärvist tehtakse ning kiviaidu ehitakse ja tuulikuid restaureeritakse. Samati muistab ta rookatust tehja. Ja tal on oma punt ka, kenega ta neid kõik asju teeb ja kui mul nüüd õigesti meeljahi, siis selle firma nimi on Ajaloolist Vätted. Kärdla linnapea Georg Lenkov andis jälle Tannile Grand Prix ka. See oli pisine puur ja see on mees tasku mahub ja mille vänta sa ise ümber aima pead. See ka vana väte. Ja kõik see koolituse sõbralikum omavalitsus Hiiumaal on Kõrgesaare vald. Sest seal on kõik huviringid osalejatele tasuta, olga see siis rahvatants, olga see segakoor, siis see va linetants või laintants vist oli õige nimi, jah, kõhutants, saalioki, võrkpall, ja vallamajas kogutakse kogus aeg infot ka selle kohta, kus pool saab õppida ja misust need koolitusettevõtted on, kus pool õppida saab. Ja nüüd lähme edasi seda moodi, et need, kes jälle grupiviisiliselt õppist, vaata, need said ka õppija tiitli ja need on need, kes minori kõrgemas koolis õppist ja selle tänavaasta lõpedest kokku 19 inimest ja 2 tükki nendest tegi osustempu ka, et said kulla veel. Mis tööndab jaasti, et sedamoodi pere kõrvald ja raha eest on Hiiumaal täitsa võimalik kõrgem haridus saada. Ja nüüd tuleb mu jaoks see kõik see põnevam koht, sest selle minori kõrgema kooli lõpetest Maie ja Raivo Tõnissaar ka ja teed sa, et nad on esimesest klassist koos õppinud. Raivo Hiiumaa turismiliitus praegu konsultandiks ja Maie Hiiu kalur raamatupidajaks ja nad mitte ainult ise ei õpi, nad torkivad teisi ka tagant, hakkage õppima. Mõlemad nad laulvad mõtmes kooris, ja siis nendel meeldib lugeda sedamoodi, et kui Raivole jäävad ega rohkem need raamatut pöuse, mis eriala omado, siis Maie loeb ilukirjandust ja talle pidi psühholoogia ka meeldima, nõnda, et äga ei olegi, et vist väga raske arvada, mis see järgmine õppeaine tal alla väib. Ja nad on kõike seda jõudnud oma laste kõrvalt. Ja see pole mitte mingitsugune ime, kui terve perega seal toas jälle korraga õpperaamatuste taga istus. Ja lapsi on nendel 2 peale 5 tükki ja 2 kasulast peale kauba veel. Ma ütlesin vanamoreli ka, et vaada, mismoodi inimest on koolipinkest saati jälle koos olnud ja ilusti hakkama saanud, et kina oleks olnud, kui me ei oleks ka sedamoodi hakkanud. Vanamor arvas selle peale, et see ei oleks võimalik olnud, sest ma pidi taast nõnda palju vanem olema. Mis muidu tõsi jo ka. Aga ma ütles siis selle teema lõpetuseks, et kui me ei olekski ühealist olnud ja esimesest klassist peale hakkanud, vaata siis ma oleks esimese klassi kohe istuma jäänud ja teise poleks mitte jõudnudki, sest ta oleks mind nõnda palju kamandanud, et ma abits oleks jälle viimased 10 lehekülge moo poolt lugemata jäänud. Vanamor vaadas mulle otsa ja arvas, et mul oleks ka tõesti mingitsugust kooliharidust taris, et nähju, et pea ikka ühna kinni veel. Ma ütles, et ma ole egatsugu töösid eluilmas õppinud ja teinud, aga kasu ei ole sellest mitmed rohkem olnud, sest külakarlaks olema ikka jäänud. Olga Neng. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Esmalt ma ütle saarlastel kõik see suuremad tänud, kes laulu Peelinna saates õige telefoni numbri valist, siis selle, mis hotelli moole mehest eeli töid. Ma tohi väga valjusti nendest asjadest rääkida, aga ma ütle sool tasakesti. Me ei saime nenda palju eeli, et teised pole mitte järgi jõudnudki, ühna mitte lehedalegi. Ja kõik see esimene telefoni kõne, mis ma sai, oli siis, kui ma pole jõudnud veel lava pealt mitte maha tullagi ja telefon mu poisi taskus oli. Ja see kõne oligi saarlaselt ja Iivu Miil, ma ütles oli määraldi suur aitäh. Ja Kullal Saaremaalt ning ta kodakondsetele, kes samate õige numbri valist, ikka suur tänu. Ja ma arvan, et joonid helistad Saaremaalt oli siiski rohkem veel, aga ma tea ju nimeliselt mitte. Aga kui te ikka mede poolt olete, nende saadete joosul ka veel, mis eeslaulmist ootvad, siis ma tule ühna Saaremaale teitid tänama, kui me teil vabaõhu lava selle 20 000 euroga valmis saab.
Ja muidu täna ma kõik Eestimaa pealt ka, kes hiidlast toetast ja seda taas ka muidu tegevad. Senne nädala algus läks ikka paanika lahti, sest Euroopast tuleb varsti sõsun direktiiv, mis ei ole mitte nendas ammatidirektiiv, vaid seda peab täitma ka hakkama. Jos oled senne kuulnud, et uue direktiivi järgi ei tohi alla 8-aastast lapsed enam ilma vanema inimese juures olekuta õhupalle täis puhuda. Sest pidi olema oht, et laps võib palli kogemata alla neelda ja lembuda. Ja kuskis pool lehtest ma lugesin, et juba 2005. aastast peab õhupallil sõsunne ojaduskiri juures olema. Ma loe sulle ette. Ojatus. Tühi või purunenud õhupall võib põhjusta alla 8 aasta vanustel lastel lämbumise või lämmadamise ohu. Vajaliku täiskasvanu järelevalve hoidke täis puhumatu õhupallid lastele kättesaamatus kohtes, hävitage purunenud õhupallid kohe. Sellest tuleb välja, et nõnda kui pall katki läheb, nõnda peab isa või ema senne kohe lapse suust lõhtsagati välja tõmmama ja prügikaste veskama. Ma nüüd mõtlen, et kas seal Brüsselis pole töösti mitte mõdad muud tehja kui katseta, mismoodi täistatist õhupallist teineteise suust välja keskuda. Ja alla 14-aastast ei tohi ju piupilet samati ilma sennet, et vanem inimene juures ei passiks suhu panna mitte. Kuule, näida mulle üks 14-aastane, kes omal piupilega mõnu tehja tahab. Muu teeda pantaks ennes vanuses juba suits salaju suhu ja vanematel pole siin mida teeda. Ja ma ei ole kuulnud ka, et ükski 14-aastane suitsetamise järgi oleks ees olnud. Nõnda, et sii peebki tühna soovidama. Suitseda, kui jälle ennem 14-aastaseks saamist ja seda tuleb harjuta ja pärast võib siis piuvile peale üle minna. Ja kõik kaisukarud, mis mööldud kuni 3-aastaste laste jõuks, peavad olema sõuksed, et neid saab pesumassinas pesta, sest muidu pidid karud haigusi levitama. Ma küsin siia juurde, et kui laps on 3,5-aastane, kas siis karu enam pesema ei pea, sest see haigus, mis karu sees saada võib, möödub ainult 3. eluaastani. Ja kus poolt võetakse egakord sõsust vanust, et alla selle ei tohi ja nõnda kui sünnipäev uue numbri elukalendri edelööb, kohe mõistus pääs ja vanemad inimesed võivad omavahel puhuma hakata. Ma eelmis laupäev rääkisin veel seda, et hiinlaste välisminister Li Keqiang lubas Euroopa võlakriisist välja aita ja ma usu, et sennega peab meisi järeleandmist ka tegema, ehk nendele elamislubaste lahvelt jagama. Ja mul on siia ettepanek, sest vaada, mede lapse vanemad peavad tööl käima, nendel pole mitte aega kõiksugust direktiivist täita. Sennepärast ma arvan, et sii tuleb hiinlast kutsuda ja nõnda palju kui medel 1 kuni 14-aastani laps joo. Ega lapse kohta üks Hiina vanamees, kes on turvamees, kes lapsega kogus aeg seltsis käib ja nõnda ohtlikul asjal nagu õhupalli puhumine või siis vile suhu panemine silma peal hoiab. Alla 3-aastastel lastel kaisukarusid peseb ja 14-aastaste ja nooremate jooks poodist suitsu toob. Euroopa oleks eebestet ja mede lapsed ohtlikudest asjadest sammati. Aga nüüd ma räägin sulle hoopis tulevast teisipäevast ehk Luuka päevast, see on 18. oktoobril. Vaada, Püha Lukas on üks 4 evangelistist ja arvatakse, et ta oli pärit Kreekast ning saatis apostel Paulust ta missionäri teekonnal. Ta on tark arst ning hea ajaloo tundja ja sammati mõistnud ta Eesti maalida. Ja sennepärast panen nüüd tähele Püha Lukas ooget arstide, kirurgide, maalikunstnikude, kulturite, raamatukäitjate, lihurikude kaitsepühak. Ja Luuka päeva üks vaikne päev, seda peab ka meeles. Sennel päeval ei tohi vanduda, kolista ja lärmata mitte. Ja lauda ukse kohta tuleb obuhre raud lüüa, et kurja eemal hoida. Ja ukse ette peab jälle õhtu tuhka rapudama, et umikuks saaks nähja, kas kuri on tahtnud lauta minna. Ma käisin jälle kolmapäev Medelinna raamatukogus, seal oli sõsuse mihe nagu Elmar Vraager. Tal oli 95. sünnipäev. Ei, ise ta pole muidu enam osaväette saanud, sest ta kerjudab nüüd Hiiumaast tuledusi seal üleval taevariikis ja mis kõik see tähtsam, ikka hiiu keeles.
Ja hiidest peaks te teedme küll, ma ei usu, et saarlast kuuldu, et medel sii kunagi tsusun mees elas. Näh, ja nagu sa tead, mul ka loll mood vahest mida tahtsi riimi kerjuta. Ja sennepärast ma siis loe soole ka midad ja olga see siis vähene kummardus sennele ajale, kus sõsust lollust ja direktiivist välja ei mõeldud, millest ma siia eespool rääkisi, ja Elmer Vraagerile sammati. See vana maha jeedud kruusatee, kus Euroopatki jo ammu kasunud täis, nee mäledavad hulka aastaid veel, mismoodi vanasti see elu käis. Sel bussi passid mäge otsas sai, see välja roomas justkui tolmu loom. Meid pistsim taale vasta padavai ja klaariks sai, kes medest nobemoo. Buss seda ringi siiski tarve käis ja rohkem tuli rakke panna oost ning vankrist jalad rippu lasta võis. Äiampuid pole tohtin toeta koos. Ja nenda põrus meele ega auk, kust ratas välja keris vihmavee ja röömsalt ernulasi vana lauk, kui ka pead kilksust külavahe teel. Ei seda kaude enam buss ei käi. Uus asfalt roomab kadaga tegehe. Tööobust, ne on loojakarja läind. Mest telka oo, ei nüüd see tooseb tee. See vana maha jeedud kruusatee, kus ega aasta rohtu juure toob, mu meelest see jo preetkid mehem veel. Ja sennel oli eka õige koos. Näh, olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Valimistos enneks korraks ei lõppend. Oled sa sennega rahul või mitte? See on ese küsimus. Me läksime siia Vanamoriga vähe nagistama ka, sest ta on ju kangesti uudisimulik ning peab kõik asju välja nuhkima, mis ma tee, kus ma käin, miks ma nende kauaks kuskilt poole ole jäänud. Ta hakkas mu käest numbrid välja meelidama, kedast ma vali. Ma ütlesin, et ma või soos enne asja pärast kohtu kaivata, sest kui ma ole soole ütlenud, kedast ma vali, siis sa hakkad ju agitatsiooni tegema, et ma peas enne pool teeledama, kinne poolt saagid. Ma ütlesin, preeto peelegid püha peeb, valimiste peeb ning ega sugun propaganda ning teise inimese möödume seedusega karistatav. Ei, Vanamori jätnud järgi midagi, hakkas aga sedamoodi kaugelt peel ringisid jooksma ikka sissepooli ja sissepooli nad vaia külge siut lammas ja oligi lõpuks maailma all. Miks saab väimoole siis öelda, keda sa Medekülast valid? Et ma ütles ole oma numbri alguse ka, see hakkab ühega. Nähi ütel, kui ma siis oma 2 numbert. Ma ütlesin Vanamorile, et keda sa tolaks pead. Siia hakkavadki käik kandidaadid ju ühega ehk 100-ga. Nähi, ja kui ma soole 2 numbert senna juurde ütle, koos oli ju kohe selge, kenne poolt ma eeleda. Vanamor nellis aga edasi ja ütles, et ta võib teise numbri moole ka öelda ja see on 2. Ma siis mõtlesin ja ütles, et mool on ka 2. Vanamor itsides mulle vastu, ütles, et rohkem pole tal päriskit teed, et ta oli pani taru keegi, kes mu välja valid too. Ma mõtlesin, et mis muud ta seda nüüd teeb. Need arvuti kallale ta läks ja tuli sealt võiduröömse näoga tagasi, pole ta ütlenud ka mida. Aga mul jäi siiski vähene kahtlus, et kas ta ikka nenda kava loo, et selle järgi välliprät võttes. Aga teise külle pealt, ega seda arvuti asjandust ei tea ju keskel. Siia ennem selle, mis ta eeledamise, kogu see aeg mingit suuni jäma on. Ja ma kuulsin Juhani käest jälle seda, et sõsune interneti teel eele andmen tehtigi ainult ühe asja pärast, et Edgaril ühe meeli saaks. Sest need, kes teda valivad, need on enam jõud vanemad inimest, kennel seda kompuuterilt kodu ei ole. Ja me panime ennast siis vähe parem riide ka, kui läksime, nagu Vene aeguskid, siis kui apelsiinist ja paremad käragat puhvetis müüdi. Vanamor käskis mul lipsu ka ede panna, senne koha pealt jäi ma kindlaks, kui tahkuna maiakas ütles, et nenda tähtsad ne valimist nüüd ka ei ole, et ma ennast senne pärast pooma peaks hakkama. Peelegi too valimine mu oma vaba valik ning kui sul midagi asju kõri ümber pigistab, mis vabad tahet sa siis jäuskondas avalda saad. Vanamor jäi ennega lõpuks nõusi ja me läksime heledama. Nenda, kui ma väljast repi peal ja suitsu ede sai panna, oli Vanamor kohe mu kõrvas ja teedustas, et me ei valisime siis ühte ning sama valimise liitu.
Ma ütles, et ei mina tea, mis saa valista, moo nimi on ikka partei nimekirja all. Vanamor ehmadas ja hakkas küsima, et kuidas see saab sedamad olla. Ta rehendanud kõik variandid läbi ja ma oleks jälle saanud mitte midagi muud ju eeleta kui valimiste liitu. Ma ütlesin, et kui sa nüüd oma aparaatist jälle järgi vaadad, siis sa näed, et ülevel pool valimisliidu nimekirja on erakond ja selle number lõpeb 2 ning kui sa pole seda oskanud tähele panna, siis mool siis õid ei ole. Oi, vanamor oli hädas ja ma kuulsin jälle, kui tegemata asi ma pidi olema ja ta valimiste plaanid kõik ei rikkunud. Ma läksi kuju, vanamor pistis leigutas poodi, joosis oli teistel taris ka ei kiruda, kui olema ole. Aga õhtu, kui me televiisori juures vaatasime, mismoodi tulemust kokku joosid, siis tuli välja, et nõnda palju mandaatist, kui vanamori nimekiri sai ka moo valit erakond ja see oli ka ju ammu teed, et need kokku hakkavad. Ma siis ütlesin vanamorile, et siin pole ju mingisugust vahet, kumbade meeste poolt üks või teine eeledes. Ja see nagu oli siiski taevanrahu mede suures toas jälle võidu saanud. Aga ma ütlen sulle kohe, et me ei võime neid valimisi kiruda küll. Aga ilma nendeta siiski, et me ei maa peal elada ei oska ja see pidi ju kõik see parem demokraatia olema. Seda ütles see juba Winston Churchill ühe korra, et demokraatia ei ole ka mida tead, see on kehva, aga paramad ei ole. Ja nõnda olen mei senne kehva üheheeltselt eeks tunnistanud ning senne järgi oma elu käima pand. Võtame kas või senne aasta. Kevade hakkas, kes Europarlamenti menna tahtsid veel Brüsseli poole passima, nad tobuna isa otsa. Sai see eedehed, juba tõmmas poliitikud ebapopulaarsete otsude tegemise koha pealt suu kordlangad kokku, sest kohalikud valimist olid tulemas. Tuleb aastast pool vähe hinge tõmbamise aega, siis hakkab mede oma parlamendi valimise kampaania, mis 2011. aasta kevade uued jumala asemikud Toompeale toob. Ja senne järgi saab mõne päeva veel väikest võtta ja läheb uus larp lahti, sest Kadrioru lossis on ka uut meest taris ning senne valimise aegu juba oktoobri alguses. Sennepärast pole meitel siin täielises Eesti Vabariigis muutkut üks valimiste eelne periood. Valimiste järgsed ehk siis töö tegemise aega, seda jääb aga nõnda väheks, et pole siin midagi imesta, kui majandusel muud tehja pole kot langeda. Aga valimist tegevad elu huvitavaks. Inimesed saavad korra igatsugu maamaksud ja elektrihinnatõusud unusta. Meil läheb rööpsamaks ja maale kinnel, et kui midagi muud ei tõuse, siis meestel keskmine elu ega kenda peal tõuseb. Aga see kampaania, mis ennem valimisi käivad, see on nad koerapulm ja ega ne teineteisest suurde ja erine kaamette. Sest vaada, koerte pulmas hoiu ka kõik kangest hakkamist täis, kui see jetsemine lahti läheb. Kes on suurem ja tugevam, sellel on rohkem lööki, kes on vähem, sellel ei ole muud mättehti, kui ümber ringi tiiruta keeleot suunurkast väljas, kuigi ta võib ju muidu puhastõugu olla küll nõnda, et isegi lehv sabas ja rihma jopp kaela ümber. Kui enam jõud, nii ei pääsegi tegijad hulka, ehk siis volikogused, sest jalad jäävad lühiseks, nii ei ulada mitte. Aga 2 erinevust siiski too. Et kui valimiste järgi viletsamale vennale võib jälle moodu pärast ka laua ääres kohta pakkuda, et parlament jälle välja näha ei saa, siis koerde hulkas sõsusseedust ei ole. Kes jäi ilma, see ilma jääbkid. Ja teine on see, et kui valimiste lubadust ei täideda, siis jäävadki need täitmata või pantaks järgmise korra jälle valimiste jaoks üles. Inimesed plaksutavad käsi, laulvad kes aias ja lükka teina sisse ning ei saagid aru, et nad ise joogid sisse lükat ning jäävad ka senne. Koerdega asi teina. Kui ikka sai lubad, siis tehtakse ka nõnda, et mütsme naabri koerad on kõik ühe pontu nägu. On ne piud, mis valimiste aegus televiisorist näidab ikka mehilised küll, ning kui võit on enda ülekaaluline, nad Tallinnasse oli, see on nad sammuv ekskavaator, mis muudkut tuleb ja vaob su peale, nõnda, et pesemad pudinad peavad vaatma, et elu ning hingamisega alt ei jõuaks ja kinnel piruga asemel tuleb pitkahammaste koopis vatsari musta leibi sööma hakata. Vaata, nendel ei ole midagi tehja, nad päevad jätkali juures oma tööle jääma.
Me ei vaatasin Vanamori ka mörsmoodi sampus, voolas, inimest laudsid, et kes siis veel ja kes siis veel. Nõnda, et ma hakkasin juba ukse poole vaatma, et äkist medelgi taab tulemas. Ja oli aga mihine vaata küll jälle, kusmoodi paljaste kentsudega noorig ennast vanal kohe sülle sokkudes ning poole tantsupoogna pead samas erakonda vasta ka vöödi. Ja mida ägemaks läks, see jälgte loopimise tehemine hakkas jälle Vanamori silmad mind sehtima. Nõnda, et ma jälle kodurahu mõttes üles tõusi, kööki läksi ja praesil kui saba suhu pistsi. Olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Mis sa siis asusilmaga teed väljas, õige mitte midagi. Mulle toodi puud ka, mis ma tellisi. Pole kuuri alla saanudki panna, tõmmasin Vanamorik kilet peale, ta ju otsades vihma. Senne järgi tuli lörts ja ei nüüd vaadab, milles see jälle kuiva lubab. Näia, et ma nüüd ole rohkem lehtest lugema hakkanud, siis mul mõne asja kohta mida ütelda ka. Aga ma kirun mitte ilmasjata, nagu sa teed ma teeks. Ma katsu ikka ettepanekuid ka tehja, et sa asjast moodi ehk siis õigesti aru saad. Ja. Nüüd tuleb välja, et mederiigi kontrolööril, sennel Mehkelo viiril, on kaitseministeeriumi peal täitsa täis. Sest ta tahtis paberid nähi, et teede saada mõsust väeosad kõikse kiirem reageerimisega ning mõsust relvad nende loo ja kui sõda peaks tulema, mõsune toru kinelgid siis vetta kohe oo. Alaneots ja Aaviks näitas talle viibuskid. Ütles, et sösuseid saladusi teedvad Eestis ainult 10 inimest. Ja jo siis Oviir juhtus 11 olema, et ta jauks pole saladust enam jagund. Siia jälle naerukoht, sest vaada, kaitsepolitsei just riigikontrollile sõsust loed välja kirjutanud, et nende jauks peab saladust jaguma. Ma arvan, et mõne koha peal toos isegi teha, et kaitseministeerium kõiki asju kontrollida ei lase. Sest kui sa liiga palju teed ma hakkad, mene tea, mesust ahvatlust oli ida poolt jälle tulemas oo. Sa siia unustasin mi Ärmanit mida tee. Ma küll ei tahaks sõsust pilti pärast televiisorist nähja, kus Oviir, kes moo teada muidu tubline mees, peab uurijadele näitama, kus poole sereli pööse või mõsuse müüriprau vahelda venelaste jauks toksisokudest. Ja maana sii sulle head nõu. Mehkel sulle just ei ole nende uudishimulik ja las kaitseministeerium hoiab peale oma saladust. See, kas sa tead, mis saladused ei tee mede olukorda halvemaks ega paremaks ka mitte. Sest vaada, kui tulebki mingisugune äigese pelmede riigi koha peale, siis Aaviksoo ju nenda petk mees, ta võtab sähmaga kenne ja maandab see nehe. Ja paljast mürineid ei ju enam mitte midagi, see kaup ka vasti minema. Ja teine asi, mis on muidu kõikse põnevam asi, on see, et rootslast leidsid nüüd Saaremaalt ju Loode tammikust tröflid. Ma olen ise ka sellest tammikus jaludanud ja poleks ma mitte uskunud, et selles osust asjad maa sees kasud võivad. Ja nenda muun usudamine ka muidu ta ei ole, et 2-30 sentimeetri sügavused see ai see tunda. Ja mul ei ole midagi muud ütelda, et saarlast hoidlastest jälle ette läinud. Sest Hiiumaal ma pole mitte kuulnud, et sõsust asja kiskid otsinud oleks. Sellepärast ma otsisi jälle välja natust targemad raamatut ja tahtsi selgeks saada, mis asi see trühveloo. Aga kõikse pealt see asi, et trühveloo kangest võõras sõna ja suus nenda kangelt kenne, sellepärast ma paku taale ühe kergem nimiduse ka. Senne trühvli asemel võiks öelda, et see on junn seenes. Ja kui sa ei tea, siis see on see seenes, mida pidi maailmas olema 87 liiki ja süüa sündivad nendest ainult 10. Ning jagatakse need valgedeks ja mustadeks trühvlideks ehk siis jonseenedeks. Ja nagu ma aru sai, olid taallast nende korjamise peal kõikse mehklemad. Ja need kohad, kus nad maa sees olla võivad, need pidid jälle maapinna järgi tundma. Seel too puude ümbert justkut põlend kõik, mitte üks ainam taimes seal ei kasva, sest trühvlid peid sõsust aped välja hingama, mis maa pealt poolt lageks sööb. Ja trühvlid kasuvad ainult koos puu juurdega.
ja see puu on enamasti noor tamm, samuti võib olla neid sarapude ja kastende all. Aga kui sa neid ise tahad kasvata, siis see pidi hirmus keeruline olema. Esmalt peab tulevase puu seemne trühveli eustega nakadama ning alles siis pantakse puu kasuma. Senne järgi peab mitu aastat ootma ennem, kui puu suureks läheb ja seened ka kasuma hakkavad. Ja ennem läheb 7 aastat, kui esimese saagi saab. Avada soole ei ole mõtet Eestimaal nendega mitte jändama hakata, sest need seened on mulla suhtes nenda prätid ja siin neid sedamoodi kasvata ei saagid. Ja üldse on senne jaoks spetsiaalselt õpetajad koerad, kes trühvli aisu muistvad tunda. Ja nüüd ma lugesin, nad katsusti pädastemäises sigadega trühvlid otsida. Nõnda, et Sooääre Imre pole Riigikogus saanudki tööd teha, reppus kogu aeg telefoni peal, et kas juba midad käi ja kas on seadmed leidnud. Ennem ka kuskil polnud lugenud, et sead pidid trühvlid üles leidma. Joo, siis sennes kordas pole Mesa Saksal õiget sigu keepärast olnud ja peale songit maa pole ta mitte midagi saanud. Kui sa peaks trühvli leidma, siis sa võid 2 ämbri täiega miljonäriks saada, sest 1 kilo pidi maksma ju 50 000 krooni. Ja kuskis kerjudas veel, et 2003. aastal oli trühvli saak Itaalias nõnda kehva, et kilo eest maksti, vaata istu nüüd või hoia kuskis poolt kinni, kilo eest maksti 90 000 krooni. Sa kujutad ette, mis on raha uniks ja. Kolmas asi, mis ma sulle veel tahan rääkida, on see, et vaata, nüüd ei ole muud kui egas ajalehtes, egas pool uudistes käib ainult üks ja sama jutt selle kohta, kinnega me jätkar jälle kuskis pool käib või menemas oo. Nüüd pidi tal uus silmarüüm tekkinud olema, kes on vanast 40 aastat noorem. Aga ma küsin nüüd, et on sul kahju või? Vaata, kade võiks sool olla, sest mes sool oleks sennes vanuses noorel naisel pakkuda, mitte medad peale raha, kui sul seda muidu too. Ja kui mees on vaba ning vallaline, mes siis sennes too, äga ei pea ju elu lõpuni mitte neid pornu ajakirjast vahtma jääma. Ja kuigi siin võib ju vähe näppu viibuta, et see on ringi ajamine mitte ilus ei ole, pea ma siiski vähe nõu andma. Ma paku välja, et mõne sea, kes pedaste mõistes seal trühvlit otsis, võiks pealenas nõuniku palga peale võtta. Aitavad senne kõik see õigema noorigu kuskis poolt ülese tõnguda. Ja siis ei pea kogu see ajakirjanikudel olledele küsimustele ka mitte vastama. Ja olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitust teile. Siia on nüüd limatud senne omavalitsuste ühteheitmisega üle 10 aasta. Ma mäledagid, kumb ennem peale hakkas kas Kärde sadami jutt või valdade kokku panemine. Aga nüüd on sadamaga asi selge. See tuleb niigut nii, sest äga kapten Eller Kokk jämed otsa püust enam ei anna mitte. Ja kui ta juba ümber ilma purjedamisega hakkam saanud, mis see sadamsi kuivamaa peal siis valmis tehja ei ole. A neljapäev tegi Kärde linnavolikogu teistel mede omavalitsustele ettepaneku leivad ühte kappe panna ja vaata medel tulebki ise hakata liigudama. Muidu seledab peaminister, et mede omavalitsust 1500 aasta jooksul välja kujunenud ja et oleks, ma sitseeri soole, ülimalt vastutustundetu seda omavalitsuste struktuuri nüüd eelõhkuda, teedmata isegi, mille nimel seda kavandakse. Ja siis rääkivad peaministri mehed, et nad ei poolda omavalitsuste liitmist riigi poolt, aga vabatahtlikud võib kokku hakata küll. Ja pane nüüd tähele. Nüüd tuleb kõik see tähtsam asi, sest siiamaani ju räägite, et senne pärast vallad ei ühine, et ametnikud kartvad oma töökohtade pärast. Aga siia öeldakse, et ermu ei peagi tundma, sest lubadakse sedavisi, et ühinemise käikus moodustakse nendest asjameestest, kes vallavanema koha pealt potkodu on saanud. Nendest asjameestest tehtakse 4 aastaks ühinenud omavalitsuse konsultatiivkogu ja senne liige saab palka 40% ulatuses vallavanema ühinemise eeltsest töötasust. Ja see tähendab seda, et kõik hoiu Eesti, soole makstakse mehine ports raha ja tööd ei peagi tegema, saab, et töö tegemist ainult konsulteerima. Aga see jutt, et mede
omavalitsus 1500 aasta jooksul välja kujunenud, vaata see võib õige olla. Siis, kui nõnda ütelda kujunema hakkast, ei ole keskid muistnud sennega rehkenda, et senne kujunemise lõpus passib nagu tunt hoina mõne Euroopa Liit, kenne eest sa ennast nüüd möögaga kaitsta ei saa. Sa pead ainult ühinemiseks seda tegema, kui sa elusse tahad jääda. Ja sa pead siia projektist kirjutama. Ja ega projekt tahab jälle, et sul omalt poolt ka midagi panna, muidu ei saa sa mitte midagi. Ja mida tilema oma valitsus, seda vähem tal raha, seda vähem tal oma finantsist, seda vähem asju ta aasta-aastalt ettevõtte saab. Ja kui Euroopa toetustehega kaduvad, mis saab siis? Aga me te ühtsest Hiiumaast räägid ju kogu aeg. Korra ka mõned nõus on, et teeme, korra kargab kiskid jälle paatist välja, keik jääb peeruks. Ühe päeva televiisoris räägiti ka, et me teile üldse valesti, et meie elame nõugude aegsete küla nõugude järgi, et peaks hoopis kihelkonna piirid arvesse võtma. Kui me ei tahme Hiiumaal ühineda, siis see kihelkonna värk medele ei passi, sest Hiiumaa kuulus 20. sajandil tökkis Läänemaa alla ja siis oli 4 kihelkonda, Emaste, Käine, Reigi ja Pühalepa. Ja kui nad nüüd energia äkist valdade arvu vähendama hakkavadki, siis meie oleme omadega jälle polkis. Me saa ju kokku minna. Ekka jääb 4 järgi peale nagu Apsalu. Vaata sellepärast teema ettepaneku ja kuuluda Hiiumaa autonoomseks omavalitsuseks. Ma uurisin vähe targemaid raamatuid ka ja autonoomia tuleb kreeka keelest, kus auto tähendab ise ja noomus on seedus. Ja senne juurde on veel kirjutatud, et see on osaline iseseisvus. Ja osaline iseseisvus tähendab seda, et see on antud osale riigi territooriumist ja näiteks ühele rahvusele. Ja see klapib hästi, sest mederahvus on ju iidlane ja mingitsuguse pisis osa meie Eestimaast moodustame ka. Ja veel on riikliku autonoomia tunnus see, et on iseseisev seedushandlus, valitsemise asutust ja kohus. Aga ma arvan, et seedushandlusega meie oma pead vaevama ei hakka. Senne jaoks saavad palka Riigikogu mehed. Aga valitsemise asutuste koha pealt on lihtne. Pensioniamet, Riigikaitseameti osakond, mis siit veel Pärnu viidi, need tuleb kõik tagasi tuua. Ja kohtumaja olekski siis Hiiumaa kohtumaja, nagu tänemgid oli, mitte Pärnu regiooni Tallinna maantee Apsalu bussipeetus. Ja oleks asi kordas. Ei ole. Ja seda nenda kaua, kui ülevalt poolt kamandud ei tule. Mina ei usu selle sisse mitte, et me ei sedasi lehtsed ühinema saame hakata. Ja kui ma karda, et ülevalt poolt see kamandu tuleb, siis on juba hilja, sest Hiiumaal pole peale köpu maiaka ja 3 lamba mitte midagi jäänud. Preet oleks hea asi edehja, sest kui poliitikud ei taha ebapopulaarseid otsuseid tehja, siis nüüd kõik see parem aeg nende tegemiseks just. Sest ühed valimist olid ja kohalikud tulevad alles 2 aasta pärast. Ja kidas siin enda validoo, ikka ühed ja samad näud. Ja keekse pealt tuleks asi selgeks teha, et regionaalministril tuleb portfell käde anda, sest nenda kaua, kui ta teenpakki majas peab kilekotiga ringi klodima, nenda kaua ei sunni uut mitte vedad. Ja nüüd ma tahan sulle rääkida ühe rahulikum asja, see 28. oktoober, mis on Simunapäev. Ja vaada, väga ammustel aegadel arvati juba Simunapäeva olema ingedaja lõpuks. Hiljem nihkus ingedaja lõpp mardipäevale, mis on siis 10. november. Ja usud, et inged saavad just sennel päeval mööda vast valmind ja abrast jääselda üle vee oma paikadesse rännata. Ja noored neiud võtsid tee ojade ja kädeeret vee pinnalt oma tulevase kaasa peegeldust leida. Ja vanarahvas uskus, et Simunapäeval ei tohi karja välja ajada, isegi kui ilma poolest oleks seda saanud tehja, sest siis pidi lemtepiim eemenem ja esimeseks jõulupühaks on piim majast läinud. Kui aga Simunapäeva vehma sadas, pane nüüd tähele, siis usuti, et sügisest pori ja vett on veel mõnda aega. Ja Simunapäeva hakkast veekogud külmama ja kui vanasti öeldi sedamoodi, et siim teeb sillad, siis nüüd saab öelda kallas külmab vee. Ja kõik see lõpus ma kutsun sind jälle ülese, kallis raadiokuulaja. Kui sa juhtust 4x3 raudset vaatma TV3, siis sa saad aru, et laulupeeline võistlus ei ole mitte aus. See oli nendel täitsa vale meel tuua sõsune trobikond õigeid meeli tuudiosse. See ju puhar reklaam. Ja ikka senne emel, et Kärdla ei saaks laulupeelinnaks.
või kas see siis käibki sedamoodi, et kes ka kärdlast tahapoole jääb, see kutsutakse televiisori omal reklaami tegema ja kohile oomedest tükimaad tagapool, siiamaani. Ja sellepärast Toomo soole palve, kallis raadiumi kuulaja, kui sa tahad, et õigus võidab, siis eleda pühapea kärde poolt, muidu tehtaks medel liiga. Ma tänan sind ompse eledamise eest ja olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitus teitile. Moolo tunne, et valimist pole siiski praegustki veel täitsa ei lõppend. Medel käib mehine madistamine edasi. Nagu käines näituseks, kus kõik lepingud olid ju Reformi ja Keskerakonna vahel alla kirjutatud. Kolmapäeval lõuna rääkis Hiiumaa uudistes ka, et see laasi ühel pool. Aga õhtuks olid tuuled juba nõnda palju pööranud, et Reformil tuli uuesti vana armastus peale ning keskmehed jäädi kolmekesti üksi laua äärel nad narulist pööras polmas. Asenna pidada nüüd hoopis tükkeks naiste rahvas vallavanemaks toodama. See muistab poistel vähe maha jahuta. Ja kärdel läheb ju asi täitsa huvitavaks. Sel pidi elukutseline sõjaväel on linnapeeks saama nõnda, et ametnikud harjutavad ega homiku 7:30 mail juba Pretsumaja parklis rivis ammu. Ja nüüd tuleb jälle välja, et nii valimist too ikka siiski vähe uhtlikud asjad ka. Sa peed ju väga täpselt pärast ette näitma, kus poolt sa raha said, et oma piltist egas pool lehvidest pastapliiatseid vanainimestele poe ukse vahel põusepessid ja lapsi õhupallidega ermudest. Ja kui siiamaani olid ikka keskmehed, kõik sulid pätid kaabagad, kennel kohe tuli keed raudu panna, siis nüüd tuleb välja, et oravadel on sammati kapluu kerest täis. Ning peaministert ei saa süüdistametuks põrm. Sest kui jälle sõsust asjad välja tulevad, siis sajab see ju hinge täis ka ning suust jooseb parasjasti see, mis sülksene toob. Ma Juhani väimehega rääkisin, ta oli ühna solvunud näuga, sest ta ju aeb ka vehest viisi seda pusinessi ning äripäev oodal ühna kujutellit. Aga nüüd ta ütles, et lõpetab selle tellimise, sest tuleb välja, et see leht polegi taale lugemise jauks. See on hoopis narkoärigate ja bordellipidajate jauks. Sest kui peaminister juba seda ütles, ju ta siis teeb ja egas sõsun mees ei valetamata. Näha teise külje pealt. Mis ne valimist ikka muutvad. Elu jooseb moo ja suusugusi jauks täpselt samati edasi ning vähemalt korra 2 aasta joosul peed sa valimisjauskonna noorikutel näitma, et su pastipilt näugu kokku läheb. Sennes kordes oli muidugi vanamoor muga täitsa ühel nõul ning mool hakkas juba pisin kahtlust tulema, et äkist ma polegid kõikselt tolgusem. Vanamoor arvas siiski, et oleks ta noorem, siis paneks ta ennast ka kuskil poole kandideerimise nimekirja, et saaks ka mekki suhu, miks jauks see valla või linna valitsemine nõnda magusoo, et mette pratsi piruga küljest teisel tükke murda. Ma ütles, et mitte proovigi, nii sa ei saa, sest nendel on juba ennem valimiskäik kohad topeltee jagad ning nenda samati lolli näugu volikogus kätt tõstma minna o sama mõtet, kui käia ka kilu puhasta. Vanamoor ajas vasta, et pole see nenda tühine asi ühte, sest seel ju antaks seedusi välja. Ma ütles, et ooda, nii seedust juba keika ammu valmis tehet ja sii pole muud kui raha jagamine, kes saab ja kes ei saa. Nad jälle Muuli Juhan kunagi oma raamatus kirjutas, et üks lambaliha tükk oligi terve supi sees ja kenne koostas ei juhtus, senne juhtus või sõuke einavaane aasta oli. Ja preeto ju sammati, ega sii inimestel muud taris ei olegi, kui raha, et omal ja perel jälle hing sees hoida. Vanamoor hakkas jälle kuraasi täis minema, ähvardas, et küll taast ikka kasu oleks olevat, ta paneks korra majase. Ma ütles senne peale, et paned see küll. Sii Ilda sai ja mede vabariigi algusaegus ka vallavolikogus ning vallamajas mingitsuguse ammedi peale. Ta ju enden sootehnik. Ega ta veel pitkalt olla ei saanud. Ega korra, kui vallamajas nõu peeti, siis inimest katsust ennem oma poemis käimist ja muud toimedust edehja ning koduseinde vahel kohe minna. Sest kui Ilda juhtus pärast kidast nägema, siis ta võttis kohe senne edenind, tegi selgeks, kui lollid on kõik külainimest, kes aru ei saa, mismoodi kõrgemalt poolt, siis Ilda käest tund korraldusi täitme päev.
Vaata, see tüütas muidu teenengi Juhan, kes taga ühe õhtu kogemata poodi juurde kempu ja ütles Hildale sisse, et kui meie oleme kõik lollid ja muidu nende hulkas, kes sind valist, siis polegid mehi ju kedast teist valida saanud ka kui samasugust tolguse. Veel seda ei rääkinud Hilda Johannega 2 aastat, aga järgmise nädali pesteti tööl tee. Ei olnud õige valik, nagu selles jälle televiisori saateski, kus miljoni asemel oli kohvris ainult 1 kroon. Ja Joosef vallavanem ka aru sai, et sasust inimest toodale sama palju tariskut siilil suupelli. Nõnda, et vanamor pidas senne kordes omale Eesti muistu sees ja ma soovidasin talle, et kui ta tahab kuskis poole kandideerida, et siis ju neid kohtasti ju mehesti. Supertaari saated, talendijahid, selgelt nägijad ja tuleproovid ja mis kõik veel. Nähed, vanasti laultsid ju sa ka rahvamajas ansamblis, ma ütlesin vanamooril, tegid üsna keerulist supi valmis ja mu pätagad, kui ma neid kuskis poole ei leidnud, olid sul minuudi pärast juba näpu otsas. Senne peale keeras vanamoor end üles ja ütles, et ta võib täitsa vabalt rannapea raua palgeede minna laulma. Tal pole preedki täbeneda midagi, ainult et Taalo see viga ta muistab ainult eesti keelesse tehja ja kõik seal ümberring ei saa aru mitte, mis on see sõnum oo. Vaada, sõukseid sõnum ei vanamor ka teab. Ja vanamor ütles veel, et saaks ta kindla peale ega asjaga hakkama, ainult et senele ei ole mõtet, sest raha seal ei maksta ja praamisõit võtab järgse aja ja tapp julgu kodund nõnda kauaks minna, mine tea, millega ma vahepeal ole hakkama saanud. Ma pakkusin siiski välja, et ta oleks võinud sinna saatesse minna, kus egatsugu asju kardedakse, ussist ja pimed ruumi ja mis kõik veel, et ta oleks saanud ju välja näite, mismoodi ta erpsast ja ämblikust kardab, kuigi tegelikult ta ei karda. Ja saate tegijadel oleks ka pärast rõõmus meel olnud, et vähemasti üks tänu nendele ühest kartusest lahti saanud. Vanamor arvas, et ma ikka kohe kuidat moodi muidu ei saa, kui pea mingisugust sigaduse välja mõtlema. Aga siis ta pidas näu pitkal mõjul ja kiitis tagant, et vaata jah, senega oleks saanud neid tillistamata küll. Ja mede jutt jäigid senne, et kui nüüd veel midagi sõsust tuleb, mis seal välja kuulutakse, et too mingisugune voobija või mis asi, mida mei vanamoril ei ole, siis ta helistab senne või öökolda poisil ja registreerib ennast ja kuuled, see täna ise ju tähtispäev ka, ma vaatasin kalendrist järele ning see on üsna vähesid päevasid, millel kinnel kuupäev taga seisab. Muidu ju teised kerigupühad joosvad pelgot lahinal ühe päeva pealt teise peale. Täna on usupuhastuse sünnipäev ja seda peetakse ega aasta 31. oktoobril ja esimest korda juba kujutad sa nüüd ede 1517. aastast. Vaata, see on teiste sõnadega kõikide pühakute laupäev, kui Martin Luther ripudes Wittenbergi linnakiriku uksele 95 teesi või mis asjad need olid, millest tuli suur kerigu revolutsioon. Vaata, aga sennega tuleb meile üks teine mees, kennel 400 aastat hiljem ka kogu see aeg egade seltsi teesist varrugust võtta oli ning sennest pole ka peale revolutsiooni mitmed välja tulnud ning ma ei teagid. Jo ta osis ka nüüd pühag või? Mis sennest, et kepkaga käis? Ja, Olga Ning. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Ei nüüd enam muud juttu ei ole, kui et ühelt poolt on suur kampaania euro tulemiseks ja teiselt poolt jälle see, et inimest kartvad, et koos sennega lehtvad kaubad veelgid kallimaks, kui nad muidu juba oo. Aga senne viimase kohta ma võisin lõhuta. Ole ühna mureta, ei lähe. Ne lehtvad kõik juba ennem üles ja nenda, et sul oleks param taiva ei saa paluma hakata, et 2011. aasta kiirem tuleks ja senne ennatõusu ühe korra lõpedaks. Aga mida sa pead muidu teedma ka, mismoodi see uue raha tulemine sul möidub ja nad on senne teavitamisega, nagu inimeskeeles öeldakse, üsna tragid. Ma läksin ühe päeva Selveri uksest sisse. Kena noorik oli mool kohe vastas ja küsima ka, et kas ma ikka tea, mismoodi ne eurud sii vahetakse. Ma ütlesin, et enam vähem. Aga sennega pole ma korvi juurde mitte keerde saanud. Hoopis laut tuli vastu ja ma pidi hakkama küsimustel vastama. Ma enam jault ikka teedsi.
aga mõni asi võttis kinni ka. Et ma ei teadnud, et juba 1. detsembrist saab ilma teenuse tasuta kroonist eurodeks vaheta igas pool pangakonttorides ja sedasi kuni jälle tuleva aasta juunikuu viimase päevani välja. Et ma seda ei teadnud, senne ma andsin omale siiski tandeks, sest kust moosugune nõnda palju kroonist võtab, et neid pärast saab veel pool aastat eurodeks vaheta. Ma täitsi kõik küsimuste kõik vastust olid lõpuks õiged ka ja siis ma sai pisis sinise voldigu, kus jälle oli rõõmus kiri peal, tere euro. Ma luges seda voldigut pärast ja vaata mõnest asjast ei saanud siiski aru. Sennest ma sai aru, kus kirjutas, et kaardiga maksmine läheb ka kohe ja 1. jaanuarist eurode peale. Aga sularaha automaatides asendakse kroonid eurodeks hiljemalt 48 tunni joosul. Aga ma küsin nüüd, et mis kellaajast nad sai rehkendama hakkavad, sest 1. jaanuar, see on laupäevane päev, hakkab juba öösse peale. Ja kas siis on sedasi, et nõnda kui jälle viimast raketid Pritsumaja kohale kostuvad, sõitvad G4S autod kohe panga juure ja need, kes veel kuusekõrvas väheget püsti seisvad, saavad järgmist pudeli juba euro eest käde. Aga kui ma tahan näituseks sularaha automaatist nüüd raha käde saada, kas see 48 tundi saab täis öösse vasta esmaspäev? Aga kui ma pühapäeva lõuna taha automaatist raha võtta ja senne pole eurosid veel tuua jõutud, kas see automaat sülgab moole siis veel kroonist või saama sealt midagi enam käde, kui ennem kui eurosid sees ei ole? Kui ta mulle krooni annab, siis ma peale panka sesse meneme seal omakorda eurode vastu vahedama. Vaata see, et kroon ja euro 2 nädalat aega võrdsed, see on hea. Las vanamoor vahedab veel nobesti kõik eurodeks. Ma jätta omal senne asja vähe edasi, siis ma saan ka korraga eksida, et mool on rohkem raha kottaal. No mis sennest, et mu koti väärtus on vähem. Ja senne 2 nädala joosul võid sa poodis ju krooni letti lüüa, aga tagas saad juba enam jaud eurodes. Muidu teks ta teeb meile ikka kurvaks küll, kui sa 15 kroonise leiva ostad ja Jakobsoniga maksad. Kroonist oleks sa tagas saanud 485. Eurosid, oota ma rehkenda kohe välja, see on, eurost saad 31 eurot. Ühe päeva ma jõhtusi televiisorist nägemist mood see Reikupi Marku Ringvaate saates oma metallraha andmas käis. Ei ma muidu ei usu, et medelisi Hiiumaale asust massinad toodakse. Siin pole nõnda palju sentistki. Senne vähese jõudvad panganoorikud näpu vahel lugeda. Nendel ju tööd ühna väheks jään, sest ega nad sooli ju lainu andmise koha pealt, mida täna me ei otsusta, kõik käib läbi Tallinna. Siin mõned aastad tagasi oli veel sedasi, et nad tulid ühna magamise pealt sulle tuba ja käskist laenu võtta, aga nüüd ütlevad, et seda muidu oli kirjas, et jälle raskustes kliendi probleem on vanades lepingutes. Taevan arm, nagu Ivan Norav ütleb. Ega siis ma pole ju üksinda saanud seda lepingut tehja, ekka koos pangaga. Aga nüüd pangad vahedavad raha ja moole jäädaks probleemid. Oota, kus ma nüüd jähigid oma järjega? Jah, senne, kus see jälle Reikubi poiss oma müntist vahedamas käis. Ta pani senne Unicumetall rahast, seal oli peale mede oma sentide mujalt maailmast ka igatsugused rahasid veel. Ta pidi need senne massinale kurku kallama. Aga seda ei tohtinud suure vaartiga mitte tehja. Ja oligi, et pärast esimest sähmagat andes massin peale Itaalia liiridega mede oma kroonist müntist tagas. Siis ta pidi veel korra massinasse panema ja sai üle 200 krooni, mis ta siis jälle kohe seal arvel ka pani. Ja kõik olid selle juures rõõmsad ja kilkast, et saigid 15 minuutiga asja tehet. Aga mu meelest saab siia hoopis tükkes lehtsamalt. Ja pank saaks ka head tahed üles näita. Samati nagut mede riik senne jälle tere eurovoldiga peal lubab, et maksud ja toetust ümardakse eurole üleminekul inimesele sootsas suunas. Mis jauks päev seneva massina juures aega raiskame mitu korda oma müntist lopudama? Ei pea. Mulle tuli mõte. Ma läks ühe päeva Selveri. Nüüd juba julge südamega, sest mu euroeksam oli eelmis korraga tehet.
Ennem ma vetsi mede peenikese rahakaussist vanamori eest salaja 10 sendise, 20 sendise, 50 sendise ja 1 kroonise. Sana ja senne pärast, et sasusesse kaussi pidi tohtima sentist ainult juurde panna. E-vetta ei tohtinud, siis pidi vaesusmajased olema. Kui ma jälle kaussis oleks rohkem sabrand, eks ma oleks mõne 5 sendisi ka üles leidnud, aga ütleme, et sasuseid rahasid rahval enam ei ole. Ma läksin siis selle elektronkaalu juurde Selveris, kus sa pead ise nupu peale vajutama, kui sa midad kaapsud või porgandid vastu tahad. Ja pani oma mündid sinna peale. Kaal pole mitte välja teinud. Aga ma pole oma ka jätnud ja marssisin lihaletti, kus peaks ikka väga täpne kaal olema. Nooring naeradas mulle vähe arusaamatu näuga vasta, aga alus siiski mu münditee ja sai täpselt 12 grammi. Ja pane nüüd tähele. Nenda lehtne see joogid, sest kui sa need mündid kokku liidad, siis on summa 1 kroon ja 80 senti. Mees kaalub 12 grammi. Ja senne järge ei ole ju taris neid massinesse kühvelda. Kaalu paramäe. Ma too sul näite. Ütleme, et sul on täpselt 1 kilo müntist. Mis see siis teeb? See teeb täpselt 150 krooni. Ja siin polegid rohkem mehed rehenda, sest need mündid ju sulatakse pärast nii üles ja miks jauks neid veel siis lugem peab. Ja nüüd, pane jälle tähele, teeb pank sulle hea tahte avalduseni kingiduse. Ta ei anna enne eest sulle mitte 3 eurot ja 20 senti, vaid ta annabki sulle 150 eurot. Mis eurorahas pole küll suur summa mida, aga kui sa enne jälle tagas kroonideks korrudad, siis on see 2347 krooni. Vaat sedamoodi saaks jälle pank oma head tahet mede vastu näita. Ja ühe asja ma ütlen sulle veel. Vaada, et sa nüüd talve ajal ikka õigel ajal üle lähed, muidu võid kevade suve ajale mineguga alt minna. Olga Neng. Külakarla mõtleb. Tervitust teitele. Ja sa oled juhtunud kuulma, et mede jauks Euroopa rahakraanid kinni keerat. Ainult need kinne projektid pooles vennesoo pidid veel saama Brüsseli lehme löpste. Teised peavad mõnegu ootma, millas mede rahanduse ministeeriumi Euroopa Liidu maksede osakond autist välja pääsib. Või jälle peavad nad mida uue auditi tegema või? Ma sai sellest peenest jutust ainult nõnda palju tolku, et mede makseasutust ei ole õiget kontrolli teinud, mismoodi kulusid kirja pantud ja ei ole selget pilti sellest ka mette, kas see, kes Euroopast toetuse on saanud, on veel elus või on töökes pankroti läinud. Ja kui sa nüüd mõtlema hakkad, siis sellest ajast, kui meie Euroopa Liitu läksime ja omal euro saime, hakkaski üks jäma peale. Nüüd presside mede käest ju 24 tunni joosul välja see, et me ei peame nende jaoks, kes tööd teha ei viitsi, 2 miljardit eurot lainama. Ma siin ühe korra kirjutusi ka, et mida rohkem me nendel lainu anname, seda vähem nad seal üldse töö tegemise peal mõtlevad. Mulle helistati ühe päeva suure möisest ja tehti sasun ettepanek, et Kreekasse ei tule mitte raamatupidajaid saata, vaid medevalitsus ja Kreeka oma tuleb vahetada. Ansib õpeteks see, mismoodi nenda pisis palgaga naabut medel siia elame jääda ja Kreeka peaminister Papandreou õpeteks meiti teile streikima. Aga ma karda, et mede peaministri auto keerdaks selle esimese päeva kumuli ja Papandreou tahagid siit enam minna. Tal on reikide koha pealt ega on suur kogemus, seda annab siin mitu aastat mede ametiühingumeestele õpetaja. Ja kui oogid sedasi, et Ansip on seal e-koolidanud ja mei samas olukordes, kus preed Kreeka, siis saab Eesti juba seelt laenu hakata küsima, kui sa must õigesti aru said. Ja ma kuultsin neljapäev mede rahanduse ministri juttu, kes oli just Brüsselist tuld ja teedustas, et 10 tunniga tehete kõik otsuste ja nüüd on see koht kee, et pooled Kreeka võlad kerjudaksegi korstna. Ma küsin, kas seda 10 tundi ei oleks võinud aasta poolteist tagasmete leida. Võib-olla poleks medel taris olnud oma 2 miljardit andegid ja Kreeka võlast oleks pidanud ainult 1/4 kostna kerjudama. Ja esimest korda elus ma kahjatsesin täitsa tõsiselt, et ma ei ole Eestis ja mitte Kreekas. Mu laenukoormus oleks ju korra peal poole vähemaks jäänud, aga nüüd maksa ikka oma pangalaenust ja järelmaksust ja kes teab veel mis asja. Aga teisest külgest ma ei mõista, et kuidas moodi seda raha siis ei ole.
kui suured Euroopa asjamehed rääkivad juba mitte miljarditest, vaid üsna triljonitest eurodest, mis euro päästmiseks taris läheb. Üks Saksa rahandusasjamees ütles üldse välja, et võlg on enda erpsest, et see uhab praeguse euro menema ning see tähendab seda, et raha tuleb aga juurde trükkida. Kaua sa ikka trükid? Lõpuks pole sellele kullasisaldust enam aisugid. Ehk soolo rahatäht peus, ostas ennast mida ta ei saa, sest peale pildi ja paberi tal muud väärtust ei ole. Ja siis nad rääkivad, et pidi tulema kuld euro. No mismoodi see kuld sinna eurosesse tagas pekstakse, kui ta preetselt kogu aeg välja jooseb. Raha reform pidi ka muidud tulema, aga mis rahadega, mõsuskursiga, seda ei tee nad Brüsselis paramad. Ja seesama Saksa rahanduse teedlane, see, mis ta nimi, see Flossbach, teeb veel kõikidel teetavaks, et Euroopa Liit on üks poliitiline projekt, kus poole jälle poliitilise surve all erineva jõukusega riigid kokku aeti. Ja ta seledab juba ilma häbita, et praegusest 17 eurosooni riikist tegevad vehkat kõik see tugevamad. Saksamaa, Prantsusmaa, Holland, Belgia, Austria, Slovakia. Ja ne tegevad omal uue eurosooni. Juba kahtlus, et Itaalia jääb ka väljapoole traataida ja see Vablospah arvab veel, et uue eurosooniga tahtvad kohe kokku hakata Taani, Tšehhi ja Poola. Ja Kinnel jälle veel oma raha. Ja meitid, ehk siis Eestit sänne uude kampa nimid, et ei olegid. Me te omad siilo huutavad, et ei Soomet ega Luksemburgi ka ei ole. Mis ei pidavat tähendama, et metega seal ei arvestada mette. Vaata, ma ütlen, et siin pole kekata midad. Oma koidult tuleb jälle välja otsida ja käima panna ja siis luban me nende ka arvesta. Kuraamas. Ja see kuld euro jutt see ajab naeru peale. Sest kui eka kotipõhjas on auk, siis läheb sealt menema puhas, olgu see kuld või muld. Aga ma räägi sul muud asja ka, aidab sellest või euro juurast küll. Ega sul pole meelest läinud, et sa pead täna öösse 4 üles tulema ja kella tunni jagu taha kerima, ehk siis 3 peale. Siis mene tagas voodi ja maga tunda aega rahumeeli kauem. Ja näed sa, kui sul on meelest, siis see kella keerm tuli ka medele Euroopast. Ja ma kahtlusta veel, et ühna Kreekast, sest nad ju mida tööd ei tee, klodivad töö läbi ringi ning keervad kella. Ühna palju moom keest jälle küsit, et kas sa, Karla, ei saaksi vahet veel teha, et meie ei peaks mitte ega kevad ja sügise kellaga omal uue aja tegema ja sennega oma bioloogilist rütmit segamis aema. Aga ma olen senne koha pealt võimetu, sest see asi, vaata ma teagi, et kas pante Riigikogu või valitsuse poolt paika, näie kiskida ei viitsi enam jamada, küll see loll rahvas harju pähe. Aga ma mõtlen, et esimene samm Eesti Euroliidust välja astumiseks oleski see, kui mei vasta hakkame ja kevade kella enam edasi ei keera ja panem ta tunniks ajaks üsna seisma. Ja. 2 tükki sõsust päeva sul ka veel ees, ma pea sulle nimidama. Vaada kõigepealt öö vasta 1. novembert. See on Halloween ja see on ka jälle kuskist poolt mujalt tulnud. Halloween küll, ega sa senne pärast Austria pealinna Viini helistama ei pea. Ja. Senne öösse on kõik nõiad lendus ja kui sa tahad korraga palju naiste rahvaid nähja, siis mene ka õue, need sööluvad ringe. Ma 1 aasta soovitasin vanamoril ka, et võtta trepikõrvast tuud ja pane leigutis üle metsa. Nobed jäled tuli mul tehja. Ja 1 päeva veel, see on 2. november, see on ingide päev, siis peab esivanemate ingest austama. Ja senne päeva on keelat müra tegemine, naljaveskem, naermine, kisada ei tohi ja sõsuste tööde tegemine on ka keelat, mis kära tegevad, nagu puude lõhkumine. Ja neid töösid, mis villa ja lõngad käisid, neid ei tohi ka mitte 2. novembril ehk siis ingede päeval tehja mitte. Ja ingede ja ilmad arvati olevat pimed, udust ja pehmed. Egas midad, senneks korraks jälle hulgan ing. Küla Karla Mött